salajutud 11. hooaeg ja 7. episood. Siin on Mallu ja Kristina. Tere. Tere. Aitäh, et kutsusid. Tänud, et tulid. Kas sul on täna hea tuju? Täna on parem tuju. Mul on nagu reaalselt nii horrible tuju, et ma lootsingi, et äkki sul on parem vaata, sest et muidu mina olen täna see episoodi, see Negative Nancy ja ma Depressive lootsin, et Daisy. su tänaseks on parem. Ei. Mul oli pühapäeval, sorry, kui teile ei meeldinud enestapunaljad, siis pange kinni, aga ma olin tõskel, et ma panen talle paela kaela. Siis ma kirjutasin Marlenile, et ma panen talle paela kaela, siis ütles, et ära pane. Siis ma okei, aga ma mõtlesin, et I will end it all. Nagu I'm done with life. Ma nagu päris otseselt nagu paela kaela ei taha panna, aga mulle tundub lihtsalt nagu kokkuvõttes, et kuidagi kõik, mis ma teen, on nii mõttetu. Mu kodu ei ole ikka täpselt selline, nagu ma tahaks, kuigi ma ei tea isegi, mis nagu mind võib-olla häirib, et mingid asjad on nagu poolikud, aga samas ma ise tekitan kogu aeg uusi projekte, nii et obviously kõik on kogu aeg poolik. Ja mulle tundub, et ma näen viimasel ajal nii rõve, kuidagi nagu vana välja, kuidagi nagu rasvumas, nagu imelikud voldid on tekkinud imelikesse kohtadesse, näonahk on nagu persse läinud, mingi punnid on kuidagi väsinud, jõuetu, tööd on nii palju, tööd teha ei taha. Ainuke asi, mida ma tahtsin teha, oligi siia tulla, sest mul on free therapy lesson praegu. Ei, see on aus. Mul on ka alati, et kui podcast saab teha, siis läheb paremaks, aga mul oli ka vahepeal ikka, ma olen ikka sügavas, ütleme depressioonis, aga see ongi nii naljakas, et kui sa vaatad mu sotsmeediat, sa saaks elu sees aru, aga ma olin mingi, et I will... No mul on jällegi see, et mul saab väga hästi aru, sest ma lihtsalt ei suuda mitte mingi, ma ei tee vaata storysid ega midagi, sest et mida ma teen, laman lihtsalt voodis ole. Need, mis ma tegin, ma näen välja, nagu ma oleks kuradi kivi alt välja pugenud, lihtsalt mingi omas mahlas marineerun seal voodis. See eile ütlesin ka Märtenile, ei tea, mul on nagu siuke tunne, et äkki mul on tõesti depressioon. Siis Märten on mingi, ei, sul ei ole depressioon. Siis ta küsis ChatGPT käest ja tuleb välja. Et sul on depressioon? Ei, et mingisugused ta oli mingi ajad muutunud ja mingi, ma ei tea, hing vahetub, ma ei tea. Mercury retrograde. Ja, midagi sellist ta mulle rääkis. Aga ei, selles suhtes, et ma mõistan, mul on ka ikkagi nagu ikka niuke, mul on ka niuke rahutuse tunne, et meeldib mu nälja, et see tunne, et kustutaks Instagram ära ja paneks majale tule otsa. Insta kustutan ära, e-maili kustutan ära, majale tuli otsa, sest koristada on nii palju. Ja siis, kui sa kirjutasid mulle seda kõike, siis ma oh my god, et ma tunnen üksinda ennast selle, sest et nagu, vaata praegu ma olen üksi käest kelan ja Siimuga, siis mul ongi nagu, siis ma olin üksi pühapäeval kodus ja ma olin mingi, kõik on nii mõttetu, elu on nii mõttetu, I will die alone, keegi taha mind, ma ei taha kedagi ja kõik on mõttetu. Jah, ma selles suhtes 100% nõustun kõigega, välja arvatud see, et ma ilmselt üksi ei sure, sest mul on Märten, aga muus osas 100%. Jah, et isegi see nagu huvitav, et isegi kui sul oled nagu suhtes ja õnnelikus abielus, siis sul tekivad need nagu... Jaa, aga vaata, see tekitabki mulle nagu veel sitema tunde iseenda suhtes, et mille üle mul oleks depressioonis olla. Mul on kõik hästi. Mul on pere, sõbrad, maja, loomad, kõik on fine, on ju, aga ma tunnen ennast kuidagi nii overwhelmed või ma ei tea nagu ma eile sulle ütlesin ka, et umbes esik on täis seda mingi pellutoa mööblit, aga ma ei saa neid viia pellutuppa, sest pellutoas on meie mingi ülejäänud kola, see kola tuleks viia katuse alla, kuhu see pööning tuleb ja ma ei saa katuse alla viia, sest Märten pole seda valmis teinud ja miks ta ei ole valmis teinud, sest ma olen kogu aeg mingi, ma tahan seda seinatäit peegleid, pane mulle see hamstripuur kokku, pane see meriseapuur kokku. Ja sul on lisameest vaja veel. Ma ei julge, vaata, siis tuleb naabrimees jälle kaebama, et mehi on liiga palju. Aga ei selles suhtes, et ma mõistan ja ühesõnaga on täiega see, et isegi kui tundub näiliselt, et kõik võib-olla vaatad, oma katsu on ideaalne maja, tore mees, lapsed, kanad, elu on ilus, et siis tekib ikka neid hetki, kus sa oled nagu mingi appi, kõik on nagu, see overwhelming tunne, mul on ka see ikkagi. Nii et kui keegi tunneb ka ennast sitasti, siis teadke, you are not alone, me oleme ka siin. Mul on lihtsalt see, et mul tekib vahepeal nagu neid mõtteid, vaata, et umbes, mida tahaks teha või mingid asjad, mis on tulemas, no näiteks meil on mingi õllekas tulemas, on ju. Me peame hakkama seda show'd mõtlema tegelikult suht kiiresti. Tuleb välja, nüüd ma pean oma kanamaja hakkama heliproofima.
ID-kaart on vaja teha. ID-kaart on vaja teha, pass on vaja teha, viisa on vaja taotleda. Me peame tegelikult ju aussi neid, kirjad, jällegist kirjad on kõik minu teema, mul on kirjad ammu sorteerimata, ma pean sellega tegelema hakkama. Ja see ongi nagu nii palju kõike. Et tavai, pael kael. ja mul on sama, et kui aeg on nagu nii palju teha, ja siis nagu peaks koristama ja mingi pesu pesema, puhta pesu ära panema, siis käi nendel, ise see on minu enda valik, ja siis minu arust see festivalidelt maha nagu, ma ei tea, kuidas, ma arvan, et teistel on sama, aga see festivalil käimine, sa tuled maha vaata, mul on see on reisitega ükskõik midagi, et kui ma nagu seltskonnaga koos, meil on nii tore, ja siis ma olen koju ja siis ma olen üksi, siis mul tekib must masendus, et tegelikult kõik vihkas mind ja mingi, ma ei tea, mul lihtsalt see on nii lappes. Ja siis paki neid kohvreid lahti, aga see kõlab nagu nii stupid. Jaa, vaata, mul oligi sama asi, et kõik mu mured kõlavadki nii stupid, nagu et who the fuck cares, võta kokku ennast ja lihtsalt ole normaalne, on ju. Aga mul on sama asi, nagu sa ütlesid selle pesu pesemise ärapanemisega. Ma olin mingi, ma teen ühe lihtsa asja, ma panen pesu pesema ja kuivatisse. Aga mis sellega kaasneb? Nüüd mul on puhas hunnik pesu ja nüüd ma mingi, jälle lisatöö. Iga väiksemgi samm, mida ma teen, tekitab jälle lisatöö ja see on nii stupid, sest et kõik inimesed teevad fucking kodutöid, pesevad pesu, käivad tööl, teevad 100 asja, mida ma üldse nagu vingun. Ja siis ma ajan ennast veel rohkem kassi sellega, ma olen ungrateful little fuck lihtsalt. Tänavatu väikesid. Ei, selles mõttes, et see on, ma mõistan, mul on täpselt sama vibe, nii et I get you. Aga me tuleme sellest välja. Saame lapsegi veel, tugevam. Ma last ei taha saada, no fucking ei sama, aga nagu kui meil siin oma mõõnadest, et saame räägitud, mis tõusud olid? Päris hea tõus oli see, et üks hotell Sri Lankal tahab teha koostööd ja me lähme oktoobris Sri Lankale ja Märten käis eile selle omanikuga kokku saamas. Ja see tüüp oli mingi, et mul on tegelikult villa ka seal samas kõrval, et kui te tahate, te võite üldse seal villa sul. Ühesõnaga, et nagu tegelikult nii haige, et tööga läheb nagu nii hästi, et mingi Sri Lanka 5-tärni hotell on mingi tere, ostame teile piletit, tulge külla, vaata, tehke contenti, on ju, et see on mega tuus. Aga ma lähen tagasi nüüd mõõna, sest et ma eile, mind ei olnud seal, on ju, sest ma olin kodus kassisin, Märten läks üksi. Siis kirjutab, et mingi seal on mingi villa, bla, bla, bla. Ja siis ma mingi nii tore, ja siis panen mingi 100 hüüamärki, tegelikult lama niimoodi. Et nagu, what is wrong with me? See saab korda, kus juures ma panin endale juulis, kui mul veel seda musta masendust polnud. Ma lambist olin mingi, tead, et peaks hakkama teraapias käima, lihtsalt nagu for me. Ma mõtlesin sama asja, aga see tundus jälle nii suur kohustus. Ma tean, aga ma mõtlesin, et I will do it ja ma panin aja, aga ma panin selle juulis ja ma sain augusti lõppu. Nii et siis ma mõtlesin, ma hakkan käima siis teraapias savi, et võib-olla ongi hea vist kellegile jäppida mingeid asju ja lihtsalt alguses selle, et kui ma panin mulle midagi, aga nüüd, kui ma olen depressioonis, siis ma mõtlesin, et see on hea. Tegelikult see on õige aeg panna siis, kui sa veel ei ole, sest et kui sa juba oled, siis ongi, et tahaks nagu kohe minna, vaata. Aga siis saad mingi, ma ei tea, augusti või oktoobris aja, et pead veel kauem ootama. Et tegelikult nagu kokkuvõttes nagu, mul oli selline olukord ka, ma võin siis ruttu rääkida ja siis meie podcast. Et võib-olla mis nagu veits lükkas mind ka sinna nagu masendusse, sest et ma hakkasin peale Malju Pulma ühe meesterahvaga suhtlema, keda ma tegelikult tean ammu, sest ajast juba me kunagi ammu mingi 8 tagasi või 7 tagasi nagu timmisime ja siis see jäi nagu pooleli kuidagi, ma ei tea lambist ja siis me ei suhelnud ja nüüd me tuttusime uuesti või me ei tuttunud uuesti, hakkasime uuesti rääkima ja ta oli väga nagu charming ja väga armas ja väga tore ja meil ei olnud nagu midagi super tõsist, et lihtsalt nagu mingi rääksime ja kõik oli okei. Mulle meenus, kui sa minu juures rääkisid temast, siis sa ütlesid isegi, et on võib-olla natuke liiga over, nagu et liiga mingi oh my god, sa oled nii ilus, et nagu kuidagi käis nagu liiga pinda, vaata. Et sa ei olnud nagu nii smitten by it. Et ma ei olnud nagu in love, thank fucking god, sest et siis oleks paelanud ka, sest et ühesõnaga, siis me ütleme 3 nädalat enam saanud ja siis ma läksin grindile. Grindi ajal ma olin nagu see, et manifesteri vaibis on ju ja siis ma nagu väga ei suhelnud temaga, ma seda kirjutan mulle ka ja ma kirjutan talle siis peale grindima ja mingi et kirjutaks, et kuidas sul läheb ja värkis, muidu me ju rääkisime kogu aeg. Ja siis ta ei vasta mulle, siis ma mõtlesin, et on solvunud, sest ma oleks ka solvunud, kõigi mulle mingi nädalavahetuse kirjuta läheb festerile ja siis mingi mida iganes. Ja siis ma kirjutasin uuesti ja siis ma kirjutasin talle teisipäeva, sina vist nägid mu subscriber story'sse. Teisipäeva õhtul uuesti
et okei, et anna teada, kui sa enam kuri ei ole, siis panin selle nagu emoji, ikka ei vasta mulle. Ja siis, kui ma olin Islandil, siis ma sain öösel sõnumi 1:30, et võib-olla ta vasta, et võib-olla ta on friendisid igalt poolt. Ma kirjutasin, miks ta on friendisid ja blablabla igalt poolt. Või Snapchatis, mis on ka juba red flag, aga whatever, ma ei taha sellest rääkida. Siis ta ütles, et et ma seda Instagrami väga ei kasuta. Nii. Ja siis ta oli Snapchatis, mida on friendid, ei vasta mu sõnumit. Ja mõtlesin, okei, anna teada, kui see enam kuri ei ole. Ja siis 1:30 on sõnum, et tema naine olen. Et võib-olla sellepärast selle mehe konto alt kirjutas. Tema nagu sõnumi sain nagu selle mehelt, et tema naine olen, et võib-olla sellepärast on friendis siin. Siis ma olen mingid, okei, aga ma ei saa mitte midagi aru. Siis ma olen mingid, okei, et miks siis öelnud, ma olen mingid, miks ta siis võid mulle öelda, et ma leidsin naise endale, mitte et hakata mingi kuradi lolli mängima siin. Siis ta mingi naine on juba aprillist. Kahju, et see sul uudis on. Siis ma olen mingi... Või kuidas nagu see oleks sinu probleem. Aga ma ei tea, siis võib-olla tüdruk ei saanud või ta arvas, et ma olen nagu teadlikult mingi teine naine. I would never do that. Ja siis ühesõnaga, siis ma rääkisin selle tüdrukuga või ma olin mingid, mina ei tea midagi, fuck that shit, eat shit and I jätke mind rahule. Edu teile, tegelegi ise oma draamaga, et I'm out of it. See tüüp kirjutas hommikul sõnum, et sorry, mul on teie mõlema ees näbi, aga oma naise ees rohkem ja ma üritan kõike tema korda saada. Siis ma olin mingi, okei, this is fucking great, et mul lihtsalt oli jälle see, et kuidas ma satun. Ma ei olnud isegi nagu jah, ta meeldis mulle, ta oli nagu cute guy ja ta oli väga sweet ja ma mõtlesin, et okei, vaatab, chillib, hängib, et ma võtan nagu hästi rahulikult. Ja siis ma ikka satun mingi inimese otsa, kellel on naine ja see naine on pilt ilus, väga ilus naine. Ta oli veel mu jälgija. I would never do that to my follower, et ma mingi oleks tema mehe mingi armuk. I would never do that. Ja siis ta oli mu jälgija ka. Ta kirjutas ka mulle pärast eraldi ja siis ma nagu ütlesin talle mingeid, nagu ta küsis, et kuule, ma tunneb, et ma ei saa oma mehelt ausaid vastuseid, et anna mulle nagu infot. Kas ta pidi sinuga tulema Malju pulma? Ma olin mingi, et ma hakkasime hiljem suhtlema. Ja siis mingi siis see tüüp oli talle öelnud, me oleme 3 päeva ainult suhelnud, et tema oli minust, Kristjan oli räme obsessed minust ja ma umbes andsin talle korvi või mingi selline asi. Siis ma olin mingi, et see ei olnud niimoodi, et nagu tema... Nagu see oleks võõrale mehele lihtsalt Snapchatis kirjutanud, hei, mis teed? Ja, whatever. Ja siis see mees läks üli kettassi mu peale, et ma ta naisele nagu ausalt vastu ütlesin, siis ta hakkas ähvardama mind. Ja siis ma olin mingi... Millega ta sind ähvardas? Ma ei taha rääkida, aga see on nagu täiesti vekkis ja ta lihtsalt ähvardas mind nii räigelt. Ja ma olin nagu mingi... Siis ma ütlesin teada, et okei, nagu, kui sa mind edasi ähvardad, siis mina ei tegele sinuga. I have people, I'm sorry, but I have people. Nagu... Oh my god, kellega ma podcast'i teen? Ei, ma olin korra mingi, et okei, do whatever you want to do. Nagu, sina keerasid praegu pasa kokku, sina valetasid meile ja siis nüüd sa ähvardad mind. Who the fuck you think you are? Ja siis peale seda nagu on rahu, ma ei tea, kui ta nüüd toob välja, et ta kuulas ka meie podcast'i, kui ta kuulab seda, või ta kuulas oma eks-naisega, ma arvan, et ise ei kuula. Et ühesõnaga, et maybe, ma ei tea, ühesõnaga, obviously ma ei ole siin inimene, et ma lasen kedagi metsa viia, kui sa hakkad mind ähvardama, siis nagu I do siis ikka lased metsa viia? No, literally. Mis metsast nagu ära tappa või? Ei. Vägistada või? Jah, lasen talle puuksaga tagumikku lükata. Ei, nagu... Oh my god, sellest tuleb jälle mingi uudis. Nali! Kristina laseb... Ei, ei lase kedagi metsa viia. Või ma ei tea. Ühesõnaga sõltub, mida ta teeb. Nagu see mõttes minu jaoks see, et ära tule mind ähvardama. Selle eest, et sa rääkisid tõtt. Jah, et nagu sina valetasid. Ma saan aru, et sina oleks valetanud, on ju. Et nagu you fucked up. Men are ja nende audacity lihtsalt. Ja see on nagu nii funny, kuidas mehed muud, nagu mul on nüüd 2 olukorda, et eelmine oli siis Kristjan ju ja nüüd siis see sama tüüp on ju. Et nagu vaata, kui nad siin sepivad, kui sweet nad on, kui nagu whatever. Ja siis, kui nagu see asi on over, kuidas see käib klõps ja nad on nagu nii vastikud. See vastikus nagu, sest et näiteks... See on ju uskumatu kuidagi, et keegi saab, on ju. Sest et näiteks Siimuga, ma ei taha iga podcast Siimust rääkida, Siim ütleb nagu aeg rääginud, aga nagu temaga mul ei olnud seda, et ta muutub vastikuks saata, et me läksime laiali, we're still good. Ta muutus sulle vastikuks. ei, nagu lihtsalt, et ta ei olnud nagu mean person, et ühesõnaga, et minu elu ees mul oligi veits, et I'm done with men, et isegi siis, kui ma ei ole nagu nii... Sa ütled seda kogu aeg. Ma tean, et isegi siis, kui ma ei ole nagu nii huvitatud, ma saan nii räigelt vastu näppe, et nagu ta fuck, et mõtle, kui ta oleks mulle jälle nii sügavalt meeldinud. Ma oleks nagu, ma ei tea, ma arvan, et my heart cannot take it anymore, et mu süda oleks ta ära händnud. Ja sellepärast ma lähengi nagu, sest et see tüüp oli mingi, et ma kustusin sinu pärast oma Tinder ära, nagu mingi meil on 2 päeva saanud, ta oli mingi, et sa oled see, keda ma otsisin. Ehk siis tal oli, naise ajal oli Tinder ka? Jah, ja siis... Sa ütlesid seda selle naisele või? No see mees ütles, et tal on Tinder, et siis ma mingi, okei, tead. Okei. Ja siis, et siis ongi nagu see, et
et nagu ma kustusin sinu pärast Tinderis, sa oled nagu, mõtle, kui ma oleks jälle in love olnud, et ma ei tea, ühesõnaga see kõik on nagu nii õige ja thank God ja nüüd ma olengi veits, et ma lähen nii varva sees, kui kõik tuleb suhtlema, siis ma mingi, mis on su kavad, miks sa nagu, miks näita mulle oma telefoni, näita mulle, anna kõik paroolid, ma tahan teada, kas sul on naine. Ja nagu, I'm sorry, ja siis ma rääkisin nagu subscriberitest ka seda lugu, onju, ja panin screenshot'id veits asjad ka, onju, siis üks tüdruk kirjutab mulle ka, et tal oli täpselt sama olukord, et mingi mees kas timmima, siis tuli välja, et ta on naine ja see mees oli mingi, aga sa ei küsinud ju. Sa ei küsinud, ma olin mingi, wow. Tead, mis grupi sa peaksid tegema, mida ma arvan, et Eestis veel ei ole. Ma olen TikTokis näinud, et Are we dating the same guy? Jaa, et võtadki ainult naisi sinna vastu ja siis kõik naised saavad panna pildi ja küsida, et kas keegi parasjagu timmib selle vennaga või mitte. Tegelikult see oleks, ma arvan, väga hea. See on hea grupi idee. On ju? Tee see grupp. Ma tahaks ka tulla. Paned Märtani pildi. Igaks juhuks küsin. Okei, ja see on nüüd väike updates minu elu kohta, aga muidu on nagu chill olnud. Muidu meil on kõik üli fine, lihtsalt me oleme crippling depression. Ja õnneks on teraapia 6 pärast, nii et ja seekord ma lähen ka, eelmine kord ma rääkisin, kui ma hakkasin minema, siis ma olin ka, et mul läks läks paremaks. Ja siis ma cancel, aga nüüd ma cancel, isegi paremaks läheb, et ma lähen. Mina mõtlesin isegi step forward, et ma mitte ei taha minna teraapiasse, ma taha full mingi kliinilise psühholoogi juurde minna. See on ka hea. Päriselt, sest et ma hakkasin mõtlema, et vaata, mul aeg-ajalt tulevad need nagu mingid load on ja ma olen kogu aeg mõelnud, et äkki see on seotud nagu ATH-ga, et võib-olla veits nagu läbi põlenud või mingi liiga palju tõmbleni erinevate asjadega. Aga mõtle, kui mul päriselt ongi tegelikult depressioon ja siis ma lihtsalt ei ravi seda välja, vaid ma lihtsalt olen mingi, okei, nüüd on parem päev, nüüd on pohhu. Sest vahe nagu mul on nagu siuke tunne, et depressioon ei saaks olla, et mul nüüd ühel hetkel on tegelikult hea olla, sest mul vahepeal oli, kuradi iga hommik tegin silmad lahti, nägu peeretas peas, oli mingi, oh my god, mul on ilus maja, mul on ilus elu, kõik on nii perfect. Ja nüüd ma mingi, midagi pole muutunud mu elus, aga ma mingi, ma nii mõttetu. Võib-olla, ja siis nagu Ketteriga just rääkisime ka, siis Ketter, vaata ma rääkisin ka, et nagu mul tekib lihtsalt hästi tihti see vibe, et tegelikult kõik vihkavad mind. Mul sama, kõik vihkavad mind. Nagu mul on vahepeal see, et raudselt üks päev sa kirjutad mulle, et tegelikult sa vihkad mind ja sa ei taha mind kunagi näha ja kõik mu sõbrad järsku, nagu et mul on kogu aeg see hirm, et tegelikult kõik vihkavad mind ja ma just ootan seda momenti, kõik on mingi usku meid, ma 7 aastat teeselnud verdias. Ja siis me olime grindil ja siis hästi paljud inimesed tahtsid pilti teha, mis on nagu üks teine teema, et ma olen festivalil ja ma nagu I love you guys. Aga kui sa näed, et ma naudin Karl Killingut, nagu I'm in my zone, ma tahan fucking Karl Killingut kuulata, I love fucking Karl Killing, siis lase mul Karl Killingut kuulata, mitte teeme pilti, et ma teen alati kõige pilti, aga kui sa näed, et ma olen nagu in the moment või ma räägin kellegiga, siis miks sa nagu tunned, et sinu pilt on praegu tähtsam kui see vestlus, mida ma kellegagi pean. Sa kõlad nagu Inglismaa kuninganna. Ei, see kõlab täpselt niimoodi. Palun, kui te näete, ma elan oma argielu. Teie vaesed ei saa aru, aga ka minul on sõbrad ja ka mina naudin. Ja kui ma kedagi kõnetan, palun, hoidke eemale. Ainult siis, kui ma iga päev ei, see on nagu see, et ootad, ma lõpetan vestlust, teen pildi. Ma tegin kõigega pildi, aga nagu you don't know the feeling, et sa tahad Karl Killingu kuulata. Ja siis 100 inimesed mingi teha pilte. Ja siis Ketter oli mingi, et sa ütled, et sa näed, et umbes kõik vihkavad, et sa arvad, et kõik vihkavad sind, aga vaata, kui paljud inimesed tahtsid suga pilti teha. Vaata, paljud inimesed on mingi, oh my god, ma arvan, et ma salajutte. Heiterid lähevad koju, vaata, nii rõve pilt. Aga no mõni, vaata, ja see ongi vaata, et tuled mingid inimesed, tüdrukud on mingi, oh my god, et teeme pilti, aga ma tahan suga pilti teha, et ma kuulen salajutte, mingi love you, ma olen nii pikalt jälginud, bla. Okei, loog teeme muidugi pilti, aga siis ma kuulen, nagu inimesed nagu ei saa aru, et kui ma kõnnin, mu kõrvad on lahti, et see ei tähenda, et ma ei vaata sulle otsa, et ma ei kuule, mis sa räägid, et inimesed on mingi, umbes Pärtel kõnnib, et tahad pilti teha, nagu ma oleks nagu mingi, näed, umbes tahad, siis teine on mingi, ei taha, ja siis ma mingi, okei, et aga mis sa arvad, et nüüd, kui ta oleks tulnud, ma oleks mingi, teeme või, ma oleks mingi shit and die, et siis ongi, et mul tekib ka nagu see nagu, tahad sellega pilti, ei taha, okei, davai, lähme edasi, nagu et nagu see vibes vaata. Mul seda vibe ei ole, sest ma ei käi kunagi kuskil või kui käin, siis need on meie üritused ja siis ma ei saa nagu eriti šukk olla, et nad tahavad pilti teha, aga ma mäletan, et kunagi väga-väga ammu, kui ma olin Hispaanias, vaata, kui ma laste ja Kardoga mõnikord talviti seal pikemalt olin, siis ükskord olin kuskil restoranis või mingi kohvikus söömas, siis oli nagu tänava peal ja seal vahel oli ütleme maast nii kõrge nagu madal sein, et kui ma seal istun, ma näen tänavale ja mingi 2 naist kõnnivad mööda, nad jäävad seisma minu kõrval ja üks ütleb, vaata, see on ju see mallukas. Ma mingi
ma ei tea, kas nad oma peas nagu mõtlesid, et kuna kõik teised räägivad hispaania keelt, et ma maagiliselt ei saa, nagu see seisab mu, isegi kui ma ei saaks keelest aru, see seisab mu kõrval. Nad seisavad, ma istun, ma teda mingi vaata seda ahvi seal, vaata, sööb vä. Siis ma olin küll nagu what is happening, aga nad pilti tahtnud, nad läksid, kui ma jäin neile otsa vaatama, siis nad läksid minema. Okay. No, võib-olla pärast kirjutasid kuskil kuradi ülbe vahtis seal olina. Et see on ikka funny, et ühesõnaga inimesed vahepeal nagu unust, aga no ma saan aru, et festivali ka mõned on purjus ja niimoodi. Ja. Aga ei, ühesõnaga, tegelikult oli grind oli äge ja I love you guys. Ja ma ikkagi nagu väga appreciate, et te muga pilti tahate ja et noh, et ongi, et need fännid on. Siis ma olen alati nagu mingi, et okei, mis te siis fännate? Minu ilusat lauluhäält. No mul oli see, vaata, kui me tulime tagasi sealt Itaalia pulmareisilt, kohe kui lennukist maha tulin, siis juba seal lennukis, mis Eestisse viis, ma tundsin üle pika aja, üle mitme nädala, et inimesed nagu vaatasid mind. Ma olen nagu Eestis kuidagi nii ära arvinud, et keegi, no ma ei ütle, et ma nüüd kuradi maailmastaar olen, lihtsalt, et inimesed võib-olla tunnevad ära, ikka jääb korra pilt peale, kui sa mõtled, kas ma tean teda või mitte. Aga tulime lennukist välja, siis kohe lennujaama töötaja oli mingi, oh my god, vabandust, aga ma pean selfie tegema, muidu mu naine lööb mu maha, vaata. Ja Märten ütles, et kui ta oli poismeest õhtu, ja siis mingi mees tuli tema juurde, et kuule, et kas palun sa võiksid mu naisega teha pilti. Ja siis Märten ütles, et ta oli räme kuseda, ta oli mingi okei, davai, teeme ruttu, vaata. Ja siis see mees oli mingi, thanks, ma saan täna otsa peale. Ei aus. Pildiga Märtenist. Naine on nii turned on. Ei no muidugi. Ja siis see, vaata, see tüüp, vaata, kelle ma shoutout'i tegin. Vaata, et ta he would die for his naine. Ja siis ta kirjutas mingi, aitäh shoutout'i eest, et nüüd tuleb välja, et teeb tatoveeringu käest, siis ta võib mulle tasuta tatoveeringu nüüd teha selle eest. Aga miks mitte mulle? Mina tegin shoutout'i. No. Ma arvan, et ta teeks sulle ka. Tee ka shoutout nüüd. Shoutout. Aga tead, kuhu me pidime veel shoutout'i tegema? No. Siis ütlesid, et meid kuulatakse vanglates. Kas sa ei rääkinud selles? Ei, sa rääksid mulle sellest, kui sa külastasid. Ei, ühesõnaga niimoodi, et mul on üks subscriber. Ma räägin ma subscriberitega täiega chatin kogu aeg. Ma tean nende eludest kõike hästi tore. Üks mu subscriber ütles, et tal mees läks vangi ja enne kui ta vangi läks, siis nende õhtune rutiin oli see, et nad vaatasid või noh, vaatasid kogu aeg salajutte. Ja nüüd on nagu see, et mees on vangis ja nüüd õhtuti on ka see, et mees helistab, siis ta paneb salajutud peale ja siis nad kuulavad nagu koos vaata, mis on nagu mega cute. Ja siis see mees läheb, räägib siis seal vangis teistele, mis kirjad olid. Nii et shout out to vangla ka. Ja minu arust Eestis ja Tallinnas üleüldse ja Eestis igal pool võiks olla see, et vangid peaksid saama kuulama salajutte. Jah, sest et miks ka mitte. Täpselt. Ja äkki mu tulevane mees vaatab sealt. Sest et tuleb välja, et sobib eks-vangi ma kunagi ei võtaks. Ma ütlen ka, ma ei võtaks kunagi endale meheks pikka, ilusat meest. Suure Never ever. Not happening. Not happening. 50 episoodi hiljem mina suure pikka. Kui ma enne ei osanud öelda, mis mu kõrgetked olid, siis mul tuli praegu meelde, et meil viimane salvestus oli ju nii ammu. Et vaata, ma kurtsin, et mu subscriberid kadusid ära. Aga Meta andis tagasi. Ma ei jõudnud mitte midagi teha, nii et mul on ka nüüd subscriberid olemas, aga ma ei soovita praegu liituda, sest ma ainult kassin selle story'd. Ma ei ole ka nüüd paar päeva midagi teinud. Ma mingi life is shit, everything is shit. Täna teen, aga ei, ma viimasel ajal postitangi nagu põhimõtteliselt nagu lihtsalt stories enamist ainult subscriberitele enam jagu. Ma ka päris palju. Ja lihtsalt ja meil on nagu nii hea väike community seal, et ma alguses ütlesin, ma 1000 pealt panen kinni, praegu 1200, et ma praegu veel suudan hallata, aga lihtsalt vahepeal jälle see, et kui ma panen midagi, kus nad saad kaasa rääkida, siis ma olen nagu literally, aga siis ma üritan ikka kõigile vastata, aga kõik saad ainult voice ja siis ma saadan nagu subscriberitele ainult voice kogu aeg ja kõik on, oh my god, see on nii haige, et sa saadad voice meile. Tead, see on tegelikult väga hea mõte, sest et mul on praegu, ma ütlen, mul viimasel ajal ma ei jaksa midagi teha, siis ma ei jaksa vastata, aga ma võiks tõesti voice'i teha, sest ma ka üks päev kellegile vastasin ka voice'iga, midagi tegin parasjagu, siis ta oli ka mingi, oh my god, ma ei suuda uskuda, et sa mulle voice'isid. Ja ma olen mingi Kalla, ma ainult voice'i saadangi, nagu halloo, see on nagu it's happening. Ja ma saadangi ainult voice'i, nad on väga happy, et nad saad minuga rääkida läbi voice'i intiimselt ja siis ma jõuan kõigile vastata, aga trükkides ma elu sees ei viitsiks. Ja, ühesõnaga, welcome to our TED Talk. Mul hakkas tõesti natuke parem, to be honest. Ma räägin, meil on see on nagu meie omavaheline teraapia ka. Mida mitte keegi teine ei kuula. Ja, see on meie lihtsalt meie häng ja tõesti, mul hakkas ka natuke parem ja ma usun, et meil... Pärast autos raudselt sõidan koju kuula mingi kassi muusika. Mina roolis.
Let's end it all. Ja ma pean veel selle kurja naabrimehe juurde minema, I'm so scared. Oh my God. Aga okei, I'll do it. Ei, õnneks me oleme üksteise teraapia, sellepärast ongi sõbrannasi vaja, et nii kuni ma päris teraapiani jõuan, siis ma saan sinuga. Ja kelle pole sõbrannasid, siis... Ja siis eile ka, kui sa saatsid voice, vaat sa rääkisid, et kuule, et mulle seeni. Siis mul hakkas kannud kergem, sest ma olin pühapäeval, ma tundsin ennast nii üksi. Miks sa mulle siis ei saatnud voice'i? Ma ei tea, ma tundsin, et ma ei taha... Et ma vihkan sind. Jaa, et sa, nagu mina oma peas olen mingi, oh my God, et mis ma ikka hakkan mingi, sul on raudselt mingi tore, mingi wholesome pühapäev oma perega, sul on nii tore, siis mina saadan mingi, oh, I wanna kill me. Do you wanna kill me? Et siis nagu ma ei tahtnud, aga ma tegelikult peaks nagu võib-olla, et kui sa kellegi räägid, hakkab parem kohe tegelikult. Nii et räägime siis ruttu sponsoritest ja siis läheme kirjade juurde. Räägime kiirelt, et Respin, nagu ikka on meie leivaisa, toob saate teieni. Aitäh teile. Peasponsor. Peninuki. Aga meil on isegi list olemas. Meil on list olemas ja, et ikkagi see on meie töökorraline, me saame palka sellest, nii et ärge kurjutsege. Keegi kurjutsegi või palun ärge kurjutsege. I cannot handle myself. Nii, alustame siis list, võtame suvalise järega. Northern Beauty sooduskoodiga salajutud saab tavahinnaga toodetelt -25% alla ja kuna neil on hetkel ka kingikampaania, siis see kingutus tuleb nagu nii juba kaasa. Aga neil on veebilehel nagu nii palju erinevaid kampaaniaid kogu aeg, nii infrapunamattidele ja vöödele. Magda Beauty, nagu ma ei tea, kui te vaatate mu story'si, siis ma olen seda... Kus see sprei on see punane? Siin nurga taga. See on parim, saad aru? Ja see on nagu kuiv õli või nagu, kui sa spreid, siis see oleks nagu vesi, aga see ei jäta õliseks ega midagi. Ülihea. Ja see on nagu tanning oil ka ikkagi. Te kujutate, mis randid mul on, aga mul on nagu, aga ma liitin see SPF-i. Ma ei tee nalja, Kristina tuli minu juurde, istus päikse käes 12 minutit. Ja siis ta oli mingi, mul on juba randid, ma mingi go fucking kill yourself. Ja ei, see on crazy. Ja ma kasutan, ja ma olen SPF queen, aga ma kasutan ja see on veel nagu tanning oil ka, nii et siis see on nagu eriti. Two-in-one. Ja Magda Beauty'l on mega populaarne Korea bränd VT, mida me saime ka proovida, vaata, ma tõin sulle koju ja see on nagu üldse Korea beauty on alati parim. Top notch ja see on siis K-beauty uuendus pudelis mikroneedling efektiga siis niuke nahatehnoloogia ja siis sa saab põhimõtteliselt nagu kodus mikroneedling short'e teha põhimõtteliselt ise sellega. Ja siis sa sooduskoodiga salajutud on minust 20% ja ühesõnaga soovitan neid proovida. Greta ise ka proovis, ta ise ütles, et miks see tõi meile, need oli mingid, need on nii head, et te peate lihtsalt nagu try'ime ja siis ütles, et tunnest vanana, et siis see on hea niuke. Tõesti. Hea väike sutsakas. Ja siis kusjuures ma just rääkisin ühe sellega Greta Netiga, Ensu Kustajaga ja tema, vaata ma räägin, ma olen all about SPF ja siis kõik need mingid kreemitamise asjad ja tema rääsarased ma mingi 27 ja ma olen mingi kalla. Tell me more tähendab. Nii et see kõik need kreemitamise asjad ausalt see toimib, sest et nagu ma olen nii... Ja vaadake mind, mina olen jälle ennast unarusse lasknud. Ei ole unarusse lasknud. Et siis et sooduskood siis salajutud ja VT Cosmetics on siis bränd. Peninuki, ühesõnaga Peninukiga saabub meie esimene. Jaa, meie see valmis kokteil. Pudelis, see on siis passioni ja vanilja ja laimiga. Ühesõnaga, et kui te tahate, siis oota, kuidas ma säädan? See on pudel ja sa saad lihtsalt välja valada, need on juba kokteilid, et vältida vaata seda, et kõik kirjutavad, kuidas seda džinni juua. Kui sa taha üldse mõelda või lähed kuskile peole, kuhu sa ei viitsi 10 pudelit kaasa tassida, džinni, toonikut, laimi asju, siis sa võtad kaasa ühe pudeli, sa saad mitu klaasitäit endale sealt valada ja olemas. Ja näiteks sellega saad, kui sa tahad teha nagu niukse mingi mullise või niukse fancy kokteili, siis võtad pudeli mulli veel juurde, et ma ei tea, et seda kokteili ja pikendad mulliga, et siis see on niuke royale on see nagu see variant on ja, aga kui ei taha, siis ei pea, võid ka lihtsalt mulliveega pikendada, kui tahad nagu nii-öelda kergemat hommikut, aga mina ikkagi mingi väikse... Sina paned ikka väikse. Ma panen ikka mulliga, no siis hakkab kiiremini pähega. Jumal tänad. Mulle meeldib ruttu plämmi juua, ruttu magama ja ruttu ärgata. Kõik kiirelt. Elu käib kiiresti. Nii et selles suhtes see on siis, nägime just disaini asju ka ja see kohe siis on saadaval Peninuki lehel. Mis päeval tuleb? Ma täpselt pärast ei tea, aga kui see episood üles läheb, äkki siis saab... See nädal ühesõnaga. Äkki see nädal jooksul, nii et hoidke meie sotsimeedel silm peal. Siis Sinu keha, EMS püksid ja minu trennid, mina olen just käinud. Ma tegelikult peakski nüüd minema see nädal ka, et meil nädal väga jõudnud, et siis see nädal tahaks rohkem käia ja EMS trennid siis on nagu tõesti, et sa lähed, sa tunned,
seda 20 minti sa saad nii läbi omadega, järgmine päev on tunda, et sa oled nagu tervele kehale trenni teinud. Tuju peaks ka paremaks minema. Ja tuju läheb ka parem. Võib-olla see ongi ka väike kassis, et ma jälle ei ole pikalt trenni jõudnud, just joonda vaata. Mine lihtsalt anna teada, kuidas on, ma ise veel ei taha. Ja mul on need EMS püksid ka, millega ma saan nagu kodus trenni teha, et siis, et tegelikult pole vabandusi. Pole verast vabandusi, nii et need püksid on, ma ei teaks praegu ka enam soodukaga, et kui sa tõesti tunned, et sa viitsi nagu trennis käia, siis sa paned kodus need püksid alga. Ma peaks need ikkagi tellima endale. Jah. Ja siis saad lihtsalt kodus, reaalselt sa võid lamada voodis ka nendega. Kui sa tõesti, aga näiteks kõige parem see, et kui sa juba tead, et ma lähen pesu panema, vaata. Pesema ja kuivama või mingi, või lähed teed nagu mingi kanadega ringi jooksed või mis iganes. Ma olen nagu mingi külahull, panen mööda hooviringi, jooksen kanadega. Siis need püksid ja jalga panna. No ulaka ja siis ühesõnaga neil on need sooduskood, salajutud ka, et siis saab neid pükse soodukaga. Nii et jah. Nagu ütlesid, me räägiks oma trenni kogemusest ka, et nagu trenn on hästi hea mugav, saad seal teed selle trenni ära, siis käid pesemas ja päevast läheb mingi 40 minti selle peale koos pesemisega. Ja midagi ei pea kaasa võtma. Mitte midagi ei pea kaasa võtma. Mina võtan taast, kuna ma rinnahoidid ei kasuta selle kostüümi all, aga aluspesu on jalas ikkagi, et siis ma võtan vahetus aluspesu, et need vahetan ära ja nüüd viskab nagu kotti vaata ja siis, et siis põhimõtteliselt see ei pea vahetuse riidedega niimoodi võtma. Jaa. Vot, Ulaks Kaunitar, nagu ikka Ulakas on hästi palju uusi tooteid tulnud, et kes siis tahab minna vaatama. Ma ütlen, et mingi koha peale saate parimat experience'i. Plus siis praegu on meil ju kõik need tüdrukute õhtud, baby showerid, ma ei tea igast asjad, et saad selle korraldada, et sünnipäevasi, et miks ka mitte niisama võtad sõbrannad kokku ja lähed vaatad, mida pakutakse. No täpselt, et vahepeal ju mõtled. Äkki me peaks ise minema. Äkki peaks tõesti. Sest et me ei tea ju ka kõiki neid uuemaid asju. Ma arvan ka, et saaks täiega tore, võtaks sõbrannad ja tundub, et ma mingid meest ei leia, et mul oleks vaja mingid head kotid täis tildoosid ja koju ära. Literaali. Vähemalt Tidod ei valeta sulle, et nad on vallalised. Täpselt, ei valeta, nad on vallalised. Äkki ei leiaks ju mingi sellise, mis pärast tuleb kaissu ka vaata. Jah, miks mitte? Täpselt. Lähme. Täpselt. Ja sooduskood salajutud nagu ikka. Ja Marcella, nagu te nägite võib-olla, ma ei tea, kas saite aru, ma panin ka endale pikendused. Et ei ole veel Marcella, aga need on pikendused. Ma oli järgi panin seal Hair Deluxe'is ja oh my god, I love it. Ja miks ma panin Hair Deluxe'is enda need pikendused? Esiteks, et need juuksed on nii kvaliteetsed ja teiseks on see, et ma tahtsin selliseid pikendusi, et ma saaks, sest et ma teate, et ma olen selle juukse kasvatamist teekonnal hetkel, siis ma saan edasi kasutada neid õlisid. Et keratiinid muidu lööks lahti, aga need ei tule ära. Ja mul oligi nagu tingimus oli see, et saaks Marcella õli edasi kasutada, sest et ma näen, et see aitab, aga nagu ma tundsin, et mul on ikkagi natuke vunki vaja veel juurde. Väikest puust. Ja, et minu arust ma olen praegu ikkagi nagu väga palju parem näeb välja see kõik, nii et siis kasutan see Marcella õli ikkagi edasi ja nüüd ma saangi täna kaasa võtta selle järgmise pudeli. Ole lahke, aga meil on ka mis Baltics. Ja mis Baltics ka ja mis Marcella sooduskood on ka siis salajutud. Kõigil on salajutud. Ja mis Baltics ei ole ju enam kaugel, sest et Juuli hakkab kohe läbi saama. Jah. Nii et hoiame pöidlaid kõikidele osalejatele. Peaks kuulima, kuidas Silvia Livesel seal läheb. Ja, mismoodi ja et ju Mart Sander teeb selle lavashow ja kõik asjad, et ma tunnen, et see tuleb päris äge, et peakski Silviale kirjutama. Sina vist olete temaga nagu rohkem suhelnud? No mitte väga palju, siin-seal. Aga kes ei saa koha peale minna, siis telekasse tuleb ka saade. Reet Härmat siis on saatejuht, nii et väga lahe. Aga lähme siis kirjade juurde ja aitäh sponsoritele muidugi. Love you guys. Jah, aga alustame kohe siis depressiivsete teemadel. Welcome to our crib. Kas ma leian selle õige? Hei Malju ja Kristina. Seekord kirjutab teile 24-aastane noormees. Olen juba 8 aastat endas ühte suurt saladust hoidnud. Olen gei. Kapist välja ma tulnud ei ole. Minu lähikond on pigem konservatiivne, mitte liberaalne. Kui jutuks tuleb samasooliste kooselu või muu LGBTQ teema, siis üritan vaikselt teemat vahetada, lahkun ruumist või väldin silmsidet hirmuga. Äkki ma reedan kuidagi oma kehakeele või sõnadega selle saladuse, mida olen nii kiivalt varjanud. Aga vahel ma mõtlen, kas ja millal ma selle õige leian. Tahaks ju ka pühapäeva õhtul kellegi kaisus filmi vaadata, teha koos oma lemmiktegevusi, naerda ja lihtsalt olla. Olen proovinud Tinderit. Vahel libistan paremale ja vasakule, aga vestlused ei jõua seal kuigi kaugele. Olen korra alla laadinud ka Grinderi, aga see maailm tundus mulle teissugune. Seal on nussi peal. Ja, sealne suhtlus on tihti otsekohene, pealiskaudne ja hookupitel orienteeritud. Mõni saadab kohe pildi, teate küll millest, mõni lihtsalt maha ja taha tüüpi teksti. See ei ole see, mida mina otsin. Ma tean, et Tallinnas on geibaarid ja üritused,
aga isegi mõte neist tekitab minus mingi sisemise tõkke. Mis siis, kui keegi tuttav näeb, mis siis, kui keegi hakkab rääkima? Ma ei tea, kas teie arvates on kuskil olemas ka see viisakam, siiram tee tutvumiseks? Kus või kuidas ma võiksin leida selle õige inimese? Kas keegi kuulajatest on samamoodi tundnud? Teile aga soovin kõike head ning päikest teile tüdrukud, love you. Teate, mis minu superpower on? No. Ma endale ei suuda meest leida, never ever mingid normaalsed, aga ma olen ülihea kosjamoor, ma oskan nagu ülihästi, leian nagu neid õigeid. Ma just leidsin sõbrannale ka mehe, ma olen lihtsalt mingi ja väga hea ja nad sobivad ja ma olen lihtsalt mingi okei, I will kill myself, aga palju õnne teile. Et ma teen su Stennuga tuttavaks. Ma just mõtlesin selle peale, et Stennu rääkis, et oh my god, I'm so lonely. Ja Stennu teab kindlasti, kuhu minna, mida teha. Nagu, I know the gay people, nagu kirjuta mulle, ma viin, tuled minuga välja. Ma käin kogu aeg homoteegis. Ja, et isegi kui ei saa suhet, siis Stennu on väga tore ja sõbralik ja äge inimene. Ei, me just Stennuga kurtsime rääkima, me ei leia endale kedagi. Ma teen su Stennuga tuttavaks, Stennu on nii fun. Aga reaalselt ma räägin seda homoteegi nalja, vaata ma käin fonoteegis kogu aeg ja siis keegi jättis fonoteegi review'sse, et see ei ole mingi fonoteeg, see on homoteek ja nüüd ma olen kogu aeg, et mina homoteegis ja siis üks päev oli ka, ma olin kodus ja siis Karl ja Sten olid aega, tule fonoteegi, et lähme hakkame jooma. Siis ma olin mingi, ma ei viitsi vaata, et ma olen kodus. Ta oli mingi, et okei, aga sa ei leia endale meest, Kristjan, kui sa istud kodus. Ma olin mingi, no jaa, aga sealt homoteegis ma ka ei leia. Et tule, kirjuta mulle Instasse, ma võtan su välja ja siis lähme, ma leian sulle I know all the gays, I know all the good gays ja mul on kõik lahedad gays. Mina ütlen I don't know all the good gays, ma tean päris mitut head gaid, to be honest, aga ma lihtsalt ütlen seda, et ma ei muidugi käsisin kedagi kapist välja tulla, aga mulle tundub, et tihti peale võib-olla see mõte lihtsalt tundub jube, et sa võid küll öelda, et lähikond on pigem konservatiivne, aga laias laastus kui palju sa nagu, mul on gei sõpru ja ma ei räägi nendega kogu aeg sellest, et nad geid on, meil on nagu muid jutuajamisi ka, vaat. Ei täpselt, et nagu, selles mõttes, et noh, et in the end on nagu see väga kui sina oled inimesena, nagu normaalne inimene, siis kelle asi see on, kellega sa pühapäeva õhtul kasjus oled või mida sa voodis teed, et nagu et tõesti, et me ei räägi ju kogu aeg, et umbes mingi gei teemadel või nagu, noh. Ja kui peaks ka juhtuma, et sa tuled kapist välja ja mingid tuttavad ei kiida seda nii-öelda heaks, siis see ongi väga hea viis saada lahti inimestest, kes ei ole sinu tüüpi inimesed, sest et kas sa tahaksid neid sõpru, kelle ümber sa pead terve elu ennast nagu varjama või enda päris asju nagu maha suruma? Ei. Et ma ei ütle, et kirjuta neile, ütle, et käi perse, vaid lihtsalt proovi ennast ümbritseda uute inimestega ja Kristina viib su tutvused kokku ja täpselt, et nagu ma ei tea, ma nagu ei ütle, näiteks võtta, kui ma ei suhtleks Stennuga sellepärast, et ta on gei lihtsalt, see oleks nii aega, minu arust ta on funniest kõige ägedam inimene kogu maailmas ja mu elu oleks nagu nii palju igavam, kui teda ei eksisteeriks ja mõtleme lihtsalt, sulle meeldib meestega seksida, nagu mulle meeldib ka meestega seksida, nagu lahe, let's move on, nagu the fuck, et selles mõttes on nagu chillime. See on tõesti väga lahe. Aga mulle meeldib valede meestega seksida. No, tead, ikka juhtub. Nii. Ühesõnaga, ma võtan see järgmise kirja. Romantiline žest, mis lõppes peaaegu Päästeameti saabumisega. Tere vinged naised. Kirjutasin teile ka eelmisel aastal ja alati kuulan teiste saadetud salajutte, siis naeren ja mõtlen, et oleks mul ka veel midagi naljakat kirjutada, aga nagu elus ikka, küsija sulle antakse. Kohtusin kevadel sõbranna sünnipäeval ühe noormehega. Olime juba mõned korrad koos väljas käinud, kui too noormees otsustas mulle vist muljet avaldada ja romantilise žesti teha. Lepsime kokku, et kohtume õhtul tema juures ja teeme koos seal süüa ja vedame toredalt aega. Läksin siis sinna, koputasin uksele, aga keegi ei avanud. Mõtlesin, et ju ei kuule ja astusin uksest sisse, mis on juba saidnud selle peale, et ma ei läheks elus, ma oleks mingi okei. Ma oleks ka nagu okei, ta lasi mu üle. I'm leaving. Ja mitte uksest sisse. Tuppa astudes kuulsin, kuidas suitsuandur karjub ja tuba sellist tahmast tossu täis. Noormees oli alasti vannis, nägu higist leemendamas, silmad kissis istus seal nagu oleks just millegi hirmsaga hakkama saanud. Mind nähes hüppas ta vanist välja, krabas rätiku ja hakkas toast tolmuimega suitsuimama, et andurit vaigistada. Võtsin tooli ja tõmbasin suitsuanduri laest alla, sain patareid välja ja see jäi vait. Imestasin, et ükski naabri ukse taha ei tulnud. Samas mina trepikojas ka seda ei kuulnud. Igatahes, kui olime saanud kokku selle segaduse seal koristatud ja toad tuulutatud, siis ütles noormees, et tahtis mulle romantilise žesti teha. Toas mitukümmend küünalt
ja tema vahuses vannis mind ootamas. Aga ta ei arvestanud sellega, et tal on väga tundlik suitsuandur ja pannes põlema korraga nii suures koguses pika tahaga lõhnaküünlaid, mis olid kusagil suures koguses odavalt ostetud, ajavad tahma ja lisaks puudus majas ventilatsioon. Romantika kadus nagu suits olematus ventilatsioonis, aga nalja sai pikaks ajaks. Oleme siiani koos ja edaspidi ta mind sellisel kombel enam üllatada ei plaani. Teile aga palju edu ja ärge lõpetage seda, mis teete. Ütleme, et mina läks kunagi tuppa, ma läks okei, tšau siis vaata. No väga tore, et te ikka koos olete, aga ma ei tea, kui tõsiselt ma suudaks võtta meest nagu see osa, et küünlad on ilusti põlevad. Aga ta ootab mind vannis. Aga miks ta mind paljalt vannis ootab? Nagu... Esimesel teidil. Oli esimene teit. No tundus just, et nagu... Ta olid mõned korrad väljas käinud, nii et päris esimene ei olnud. Ma saan aru, et sa oled aga nagu vanni vett täis lasknud, et noh, et me lähme koos sinna. Aga minu meelest valjas mees on kuidagi nagu vannis nagu väike poiss, vaata nii ebaapetiitne. Ja tahab pesen su selga või? Tulen pesen su pea ära, pane pea taha kuklasse või? Silmad kinni. Muidu pritsib. Ja siis, kui seep läheb silma, simet tal seda välja, nagu mul vanaema kunagi seepi silmast välja. Nagu ta hull seksikas. Aga ei, see on hea, võib-olla see nagu ei ole nagu fun, et sa ootab mind paljalt vannis vaata. No ei, no tore, kui see, selles suhtes ma saan aru, et see oli naljakas intsident, aga... Aga vähemalt ei olnud suhtes ja ei ootab mingi naine. Seda küll, nii et... Et selles suhtes, et tegelikult jah, et siin nagu... Aga vaata, kui sulle keegi väga meeldib, siis sa nagu... Ja. Siis mõtled, tahtsin nii romantiline olla, aga kui sa mõtled seda nagu laias laastus, siis ma ei kujutaks ette, et ma oleks koju ja Märten on mingi... Siin ma olen. Minu meelest kuidagi käib teistpidi. Naine võib paljalt vannis oodata. Või ei või? Topelstandardid. Ja ma olen seksistlik võib-olla lihtsalt. Minu meelest, kui naine ootaks, siis on nagu... Seksikas. Aga kui mees ootab, siis ma kujutan ette, kui ta kössitab seal. Seda mahu hästi vannis. Või mis ta oli seal jalatark. No nüüd ta istus silmad kössis tosu sees. Ta on midagi hästi rõvadat öelda. No. Lont ujub. Koti ta pee peal. So sexy. Aga ühesõnaga, me narrisu muidu väga armas. Ei, väga cute, sorry. Üllatust teha. Jah. Nii, meeleitel koduperemehed. Tere, Mallukas ja Kristina. Olen kõiki teie episoode kuulanud esialgu poole pealt, siis alustasin algusest. Teete väga ägedat asja. Yeah. Kaablimehe lugu kuulates meenusid endalegi 2 lugu, mis jäävad 10 aasta taguse aja sisse. Esimene lugu siis. Olin tol päeval külastamas kauges kodukohas vanemaid, kuid kui poole päeva pealt sain kõne ja kutsuti tööle kedagi asendama. Mul polnudki midagi targemat teha, seega võtsin kutse vastu. See aeg liikusin rongiga ning kahjuks sobivat rongi tol hetkel ei väljunud. Kirjutasin kohaliku Facebooki gruppi, et äkki keegi liigub ja saab mind kaasa võtta. Juht leitud. Tee peal hakkas mees, kes tol hetkel oli 50+ vanuses, väga flirtivaid ja meelitavaid komplimente tegema. Arvestades, et ta oli minust kindlasti 30+ aastat vanem, tekkis vaikselt hirm, kas üldse tööle jõuan. Pakkus varianti, et kui ma rahas sõidu ees maksta ei soovi, siis on ka teisi võimalusi. Kas temaga kohtingule minnes või siin samas muude tegevustega maksta. Seda ma teha ei soovi ning palusin tal oma tegevused lõpetada. Vahepeal sai mees kõne ja hakkas siis rääkima suurtest summadest, kui sa mulle nädala jooksul 10 000 eurot tagasi maksad, annan sulle võlgu ja nii edasi. Asi lõppes sellega, et ta viis mu kodu ette, raha sõidu eest viskasin talle ruttu sülle ja panin jooksu. Hiljem kahetsesin, et lasin ennast üldse kodu juurde viia. Hakkas mul maja ees käima, ähvardama, karjuma, et temaga välja läheks. Hiljem nõudis veel rohkem raha sõidu eest ning kummitas mind ka töö juures, kuni ta lõpuks kadus teadmata kuhu. See aeg kartsin õhtuti kodu juures väljas käia ning kuskile minnes jälgisin alati aknast, et teda ei oleks. Teine lugu on samast ajast, kuid sel hetkel oli mul tarvis inimest suure auto või käruga, kuna oli vaja tuua mööblit poest koju. Jällegi tuli appi kõikvõimas Facebook, juht leitud ja käruga sai mindud poodi. Järjekordselt juht raha ei soovinud, kui siis ainult ühte kohtingut minuga või hoopis midagi muud meeldivat. Sel hetkel keeldusin. Nädaleid hiljem kohtasin teda päevasel ajal kohvikus ning mind märgates tuli istusta minu lauda ja kukkus rääkima. Küll minu ilust, küll soovist minuga rohkem aega veeta. Tema ei saa enam olla ilma minule mõtlemata. Võtsin siis kutse vastu ja läksime nädalapus õhtustama. Nädalavahetus käes tuli, võttis mind peale ja läksime õhtusöögile. Jutt oli magus ning ebameeldiv. Õhtu lõpus soovis mees minu juurde tulla, et saaksime rohkem jutustada. Selgus, et tal on endal kodus ootamas naine ja ta on selle naine lastega ja ta on sellest väsinud. Meie vestlus sai kiire lõpu. Palusin ennast koju viia ning mitte kunagi enam minuga ühendust võtta. Mingi ette veel kirjutas mulle Facebookis, kuid üks hetk rahunes siiski. Kujutan ette, mis hulk meeleitis mehi meil siin väikses Eestis on ning tunnen siiralt kaasa nende koduperenaistele. Teile kõike paremat.
noh, ma ei tea, ma tean, et paljud inimesed kasutavad seda Facebookis nagu see ride share või mingi asi. Ei, mitte kaine üht, aga on mingid sõidavad Tartust Tallinnasse. No tavaliselt on see grupp ongi, et kained juhid ja siis et siis sa saad panna endale postitused, kas keegi läheb kuskile ja siis Tartusse. Aga ükskord oli selline postitus, üks tüdruk oli, kas ma saaks Tallinnast Pärnusse umbes mingi 30 euriga on sellist, onju. Ja siis üks tüüp kirjutas alla, et davai, et kui sa mu kotte luristad terve tee. Appi, issa kui haige. See on nii haige, aga no kes see nii odavalt sind viib, et see oli veits halb, aga panin kajakad, ma naeran mingi debiilsuste peale. No ütleme nii, et selles suhtes, et ma tunneks ennast väga ebakindlalt, sest et ma olen ikkagi mingi võõra mehe autos inimesest, kelle jõud ilmselt käib minust üle ja kui ta hakkab mulle veel sükest juttu ajama, et ma imestan, et see naine teist korda julges veel mingi võõra kuti endale appi kutsuda, kui tal juba ükskord siuke ebameeldiv olukord oli, aga no häda ja pere ja kaevu ja kui on ikka vaja mööblit koju tuua, siis tood ja kui on vaja Pärnu minna, siis luristad neid kotte ja lähed. Lol, kui sul tuli meelde, et mul oli ka, sain ühe taksojuhi kunagi, kes oli mul ka, sõitis mul kogu, mäletada? See, kellele sa meeldisid. Ma vist meeldisin talle. Kindlasti meeldisid. Ta oli seal Baari saatest. Jaan või? Jah, Baari Jaan või? Lasi üle mind ju. Vaata, me tegime mingi tiile. Sa maksid talle raha ette? Ja maksin talle mingi ette ära. Siis ta kadus ära ja ma pole neid rohkem. Ma just mõtlesin, miks sa teda nii ühe korra tegime niimoodi. Et ma maksin talle ette mingi suure summa ja siis ta sõidutas, et mul oligi nagu ette maksud, et siis kui mul oli vaja, siis ta tuli ja sõitis tegi, on. Ja siis me tegime nagu ühe aastase diili, siis esimene aasta toimis, siis tegime ühe aasta veel ja siis ta sõitis 3 korda ja kadus ära. See on nagu, mul tuli praegu meelde, et ühesõnaga väga nõme käitumine, aga ühesõnaga, aga ma vist meeldisin talle veits hea. Väga vist. Raha oli olulisem. Raha oli olulisem, no see on fine, aga ikkagi nagu ma ei tea. Ühesõnaga need juhid on nagu nad on. Uus suur fänn. Tere armsad naised. Mul seekord teile miskit naljakat, piinlikku või põnevat rääkida pole, aga mõtlesin, et räägin loo, kuidas sai minust Mallu ja Kristina pooldaja. Kui see BSA versus Mallukas teema tuli, hoidsin algust BSA poolele. Mallu tundus alati siukes cool pulli, kes ei jäta seda vaeset blondiini rahule. Aga mu mõttemaailm muutus väga kiirelt, kui tuli see Mariani draama, et BSA kaotas manageri ja seejärel halased ja draamatse stories. Sain aru, et see proua ei ole just minu jaoks 2 jalaga maa peal. Hakkasin kuidagi poole silmaga teid hoopis jälgima ja sain väga ruttu aru, et siit tuleb targemat ja normaalsemat juttu. Ei ala iga jumal asja üle. Meie täna. Täiesti alguses lihtsalt pooltundi alamas. Sorry, lõikame välja selle. Kui ma praeguse Peikaga kokku läksin, hakkasin suht sama aeg kuulama ka salajutte. Iga jumala kord, kui Tallinnas Peiksi juures olin ja ka teie stories või podcasti kuulasin, see alati Peiks ütles, pane ära, ma ei viitsi selle Mallu ja Pärtaka jäppi kuulata. Aga selline nagu ma olen ja meest ei kuula, siis südamerahvust panin hoopis teie jutu kõvemaks ja kuulasin edasi. Siis toimus ta peas kannapööre. Panin tähele, et kui mina teid kuulan, siis muu seas kuulab kaasa ja tahab ka kossi teada, aga teeb näo, et ta ei kuula. Siis nägi aga ta TikTokis podcasti mingit osa, kus rääkisite rastade ja sealsetest jooberitest, mille peale ta tuli minu juurde ja näitas telos ja ütles, kuule, nad räägivad täitsa normaalset juttu ju. Tänaseks oleme koos reisil, vaatasime eile veini kõrvale vanu podcasti epikaid ja naersime. Suur kummardus teile, see, mida te teete on vägev. Kunagi vean ta veel vestõhtule ka kaasa. Tervitused teile Kreekast. Marina ja Toomas, nimed muudetud. Tervitame siis Marinat ja Toomast ja näed, ja vaata, me ütlesime mingi episood, et kõik peavad kellegi saama salajutte kuulama ja näed, inimene teeb oma tööd, väga tubli. Tubli Marina. Nii et kui kellelgi on veel sõpru, kes vihkavad Mallut ja Kristinat, siis surunud kinnisesse ruumi. ja pane need tuppa lukku taha. Ja mingi 3. episoodi pealt hakkab vaikselt see Stockholmi sündroom tekkima. Ja. Seda on nagu, tegelikult on päris äge. Tegelikult on päris äge, jah. No täpselt. No nii, mina olengi see Meritäht. Jah, mina olengi see Meritäht. Olen oma mehega 10 aastat koos olnud, väikeste tõusude ja mõõnadega oleme siiani vastu pidanud. Mainin ära, et mõned partnerid on mul ka enne teda olnud ja üks pikem suhe ka, aga see selleks. Niisiis, see seks. Alates täitsa esimesest korrast olen ma olnud voodis tagasihoidlik. Mul ei meeldi olla peal, mul ei meeldi ennast liigutada. Silmside seksi ajal on mu jaoks nii cringe, et ei suuda lihtsalt. Siiamaani on toiminud nii ja olengi Meritäht. Jah, ma liigutan oma käsi ja silitan meest. Suu seksi teen mehele maskiga. Unemask. Ja silmad kinni või?
muul ajal hoian käsi silme ees. Ma ei saa aru, aga kummal mask on, kas tal või mehel? Tal, et muidu kas ta on niimoodi või siis maskiga? Sorry. Ma ei tea, kuidas see toimiks jäägi? Mina arvan äkki ikka mehel, et ta ei taha, et mees näeks äkki või? Okei, oota, ma loen lõpuni, äkki me saame vastuseid. Muidu mees oleks käsi silme ees ju. Mees on sellega leppinud ja enam ei küsi. Alguses ikka tahtis, et ma aktiivsem oleks. Aga no mis sa teed, kui ma lihtsalt ei suuda? Ok, asi äkki selles, et ma veidi suurem ja enesekindlusest jääb puudu. Ilmselt selles ongi asi. Olen mõelnud küll, et teeks ja rautaks meest, aga kui tegudeks läheb, siis on mökk-mökk. Mees on väga hea, kuigi vaginaalset orgasmi pole ma kunagi kogenud, siis suukanda suurepärane. Aga ka seal on üks, aga ma hoian täiega ennast tagasi, et mitte lõpuni jõuda. Ma ei tea, miks, kuidagi piinlik on. Ma ei tea, miks piinlik, kuskil abi ei julge ka küsima minna selle asjaga, et kuule ma julge oma mehe ees orgasmi saada. Ja eelmiste partneritega on sama asi olnud. Mees on muidu väga hea, hoolib, armastab, muretseb, hoiab ja on väga südamlik, tubli ja töökas. Minu jaoks ideaalne mees, mina lihtsalt peast napakas. Ehk siis olen meritäht, kes hoiab elu eest tagasi, et mitte lõpuni jõuda. Äkki oskate midagi soovitada, kuidas ma julgeks oma sisemise seksijumalanna vabadusse lasta ja voodielu paremaks muuta. Teie püsikuulaja meritäht. Ma ei tea, kas pudelveini ei aita või? Ma ei tea, ma nagu mõtlen. Mulle just tundub, et täispeaga on nagu eriti siuke. Ma olen ja ei, täispeaga on mingi. Cannot hold me down. Ja proovime anaali. Ei nagu reaalselt ma julge, nagu ma olen nagu ükskord purus, aga ma olingi maani plämmis, et purus peaga minust saadki nagu täiega nükke, let's go, aga see peab mingi piir olema, sest muidu on nagu liiga sloppi ja saad mingi lappes vaata. Lädra vaata, see ka ei ole. Ja, et nagu ongi ainuke, isegi mitte pudelveini, paar klaasi veini ja siis sul tekib see julgus. Aga ma mõtlen, kui nad on 10 aastat koos olnud, siis vaevalt, et ta ei ole täispeaga oma mehega. Seda ma mõtlen ka. Äkki see on siuke pealakkamise asi, sa teed ühe korra ära ja sa näed, et midagi juhtu. Et ta mõtleb, et ma olen suurem ja värki, et nagu, aga see ei loe, sest su mees armastab sind. Ta on suga 10 aastat koos olnud ja ta tuleb suga voodisse isegi. Ma nii loodan, et selle mehel on mask ees, sest et ma ei kujuta ette, et naine tõmbab endale öömaski ette, et on mingi, you know what time it is. Oota. Oota, nagu mõnikord ei saa kõrt kätte, oota. Aga nagu, aga samas, kui te 10 aastat koos on, siis see toimib ju, ega see mees, kui te nagu... Ja mõtle, kui üllatunud see mees oleks, kui ühel hetkel saad mingi... Tead, okei, ühes küljest ma saan aru, mulle ka ei meeldi peal olla, aga mulle ei meeldi lihtsalt füüsiline koormus. Või olad on nii väsinud. Mulle ka ei meeldi, aga viimasel... Mida? Ja ta see, ma viimasel olen nagu olnud pigem. Kellega? Kelle peal sa oled olnud? Ma käisin Pärnus vaata. Mul see vana, see kevadine Pärnu. Grandil korra juhtus vaata. Ma mõtlen, et kuna ma olen taga juba varem olnud vaata, siis on nagu fine. Siis ei loe. Me jooksime lambist nagu otsaks. Nagu otsaks? Ei, nagu me nägime üksteist. Ma mingi, tšau. Ja siis järsk 2 padukat sadamas. Ta mingi, tule minu juurde kuivama. Siis ma mingi, okei, ta ela Grandist kaugel. Siis ma mingi, ma tulen kuivanud. One thing led to another. Ja, et ma lihtsalt panin oma pluusi kuivama ja järsk ei happened vaata. Et selles suhtes, et aga nagu... Me oleme siin inimestele nõu andmas. Ja ma mõtlengi, et nagu, et mina enne ma olin ka, et ma ei olnud üldse peal, aga temaga, või nagu, et see sõltub võib-olla mehest ka, kuidas ta nagu toimib, vaata, et nagu, aga ta kogu aeg surus mind pead, ma olen mine nüüd, vaata. Mine nüüd! Siis ma okei, ma lähen. Ja see on the worst. See on the worst, kui keegi ütleb. Ja kuna ta on lihtsalt nagu hook up ka, vaata, et ta ei ole nagu boyfriend, ma olen vist nagu veits paar korda hook up. Siis ma oleks öelnud, ei lähe. Ei, no siis ongi see, et sa ei taha, et kui sul on nagu boyfriend, sa oled mingi hui lähen peale, et nagu... Ei, ma just mõtlen vastupidi, et kui ta on mu mees, siis okei, musule ikka tuled vastu, aga kui sa mingi suvaline hukkab, ei lähe. Rassi ise raisk. Ma ei tulnud siia muljet avaldama. No just see ei, aga siis ta ongi, vaata, kui nad on hukkab, pärast räägib, et kuradi meritähtad viitsi peale isegi minna, vaata. Et sa lähed nagu teistele muljet avaldama, aga oleks oma mees, pohhu ei vedel, eks? Ei, nagu siis ikka ka oled, aga mitte nagu kogu aeg, vaata. Ei, seda muidugi, ära mulle seda rääkima tulema. Täpselt on, et siis oled nagu vahepeal ikka käid, et mingi aastapäevadel vitsid ronida. Me oleme nii aeged inimesed, ma ei tea. Aga nagu mis see nõud alla, miks hakkame endast äppima kardinaalsis, sest et mina ongi see, et ma ei oskagi midagi nagu alusta kas sellega, et ma ei tea, liiguta oma poosi rohkem.
literally liiguta nagu, et ära lihtsalt lama seal. Ja sa ei pea otseselt mingi silmsidet hoidma terve aeg nagu mingi kuradi kapo ülekuulamisel, vaid nagu. Ja sa võid ju lakke ka vaadata. Jah, sa võid ju mujale ka vaadata või selles suhtes, ma arvan, et esimene samm, võta need kuradi silmaklapid ära, sest et sa ei pea otsa vaatama, aga sa ei pea, mis see järgmised torkad silmad peast välja. Kuigi väidet, mina ei tea, mina olen single, aga väidet, et meestele pidi meeldima see, et kui sa ikkagi nagu suhuvat vahel vaatad silma. Aga see on jube ebamugav. See on väga ebamugav. Sest et see asendab. Kõõrdivalt. Aga see pidi. Nii et ära hea silma vaata. Ja kui sa ei taha, ära silmaklappe ka. Ja, see on tõesti alusta sellega, et liiguta veits oma puusi nagu. Ja siis võtta silmaklapid ära ja juba ma arvan, et see mees on nagu mingi the fuck. Ja siis mees on õnnelik, ta on mingi vau osa ja siis sa tunned ennast juba veel paremini. Ja siis paned all näppäris. Jah, okei, ja selle ajal sa võid klappe ees hoida, I don't care. Ma ei tea, Kalla. Aga vaata, tegelikult meestele, nagu ma olen enne räägin, meestele pidi väga meeldima, kui näpp on perses. Et võib-olla kui sa ühe korra seda teeksid, siis ta oleks vapsi epohhoi sjao kas või kuradi talvesall endal ümber silmadega, ta oleks mingi tõe, mu musu on kõige parem. Nii et Kristinal võib-olla oli tõesti väga hea idee. 3 asja. Jah, et nagu see, et ma single olen, ei tähenda, et otsa peale ei saa. Näita neile, Kermo, kuidas otsa peale saada. Näita neile, Krissu, kuidas otsa peale saada. Ei, literally. Et jah. Nõu jälle antud. Hobune tahab ka kaerma saada. Aga mul ongi, vaata, ma käin oma nendes safe place'ides, et ma teadsin, et ma Pärnus, ma juba, tegelikult see oli nii ette planeeritud, ma teadsin, et ma Pärnus olen. Ja ma olin mingi, ta on Pärnus, ma olen Pärnus. Ma tean, kus ta elab, it's happening. Et mul on nagu see, et ma nagu alati, kui ma kellegi olen koos olnud, siis mul on mingi, et siis mu number ei tõuse. Ja vaata, siis sellepärast sa nii palju effortit panedki, et siis sul on alati koht, kuhu tagasi minna, vaata, sest muidu, kui sa lihtsalt seal vedeleksid, võib-olla nad ei kutsuks. Praegu nad on nagu, you crazy girl. Ja, muidugi tule küll. Tema kutsus mind küll, tema on, kus sa oled, mis sa teed, tule külla. Ma mingi, okei, davai. Ma olen piisavalt jäku pitsega pandud, ma olen mingi, mis mul kaotada on? Ainult oma eneseväärikus. Ei olnud midagi, ta on väga cute, kuid lihtsalt nagu ta elab Pärnus, et siis mis ma ikka nagu hakkan siin long distance'it tegema. Pudel veini, no nii. Hakkasin paar kuud tagasi Tinderis suhtlema ühe kutiga, et ta kutsus mu dinnerile. Ma polnud ammu teidil käinud ja närv oli täiega sees. Olen ainult ühes 4-aastases suhtes olnud. Teidi peal mõtlesin, et teen klaas veini, et rahuneda. Tegin meiki ja kuidagi juhtus nii, et teen kogemata terve pudeli ära. Alles uksest välja minnes sain aru, et olen ikka päris purjus. Kutt tuli autoga järgi, mina seisin ukse ees nagu postkontsadel, ukse ees nagu postkontsadel tõsise näoga, tuul juukseid keerutamas. Tema küsis, kas kõik korras? Mina, ja, kõik hästi. Ise üritamas samal ajal püsti püsida. Restoranis tellisime veel veini ja ma olin ausalt öeldest juba täiesti läinud, kui Eerok tuli, ei suutnud isegi korralikult süüa. Lõpuks kukutasin kahvli maha ning hüppasin perseupakil laua alla seda püüdma. Nii piinlik. Aga nüüd oleme koos. Rääksin talle hiljem kõik ausalt ära ja ta lihtsalt naeris. Ütles, et sellepärast sa meeldidki mulle. No jah, kui töötab, siis töötab lavja. Ei no aus, aga kas sa oled niimoodi nagu enne teiti mingi plämmi joonud kogemata või? Ma ei ole elus nii palju teitidel käinud, vaata. Kõik, kellega ma olen teedil käinud, nendega ma olen käima hakanud. Aus. Aga seda on ikka juhtunud, et mõtled, et jood mingi klaasikese ja siis kuidagi järgmine, et vaatad, oi, pudel tühi. Et on ette juhtud. Mõnikord libiseb nagu liiga kergesti, eriti kui veel närv on sees, siis võib-olla mõtled, et mul on enne vestlusõhtut olnud, kui me alles alustasime nende vestlusõhtutega, siis oli küll nii, et läksin lavale kuradi siuke me esimene vestlusõhtu, vaata, me olime tülis ja sa tulid, said nii plämmis, aga siis tänu sellele me Luki lõppisime ära, et said nii plämmis, aga sa ütles närvis nagu. Ma olin väga närvis, jah. Okei, aga ei, ma mõtlen, mina vist olen ühe korra niimoodi, siis kui Krisiga pidime esimest korda kokku saama, kui me saime, siis ma mäletan ka, et ma nagu ootasin, ma olin juba mingi nädal aega tekstin, mingi hommikust õhtuni. Tegelikult me olime ühe korra FaceTime'id, aga ta oli nagu me olime mõlemad veits purjus, vaata. Ja siis 3 päeva ennem kokku saime FaceTime'is ja ta oli mingi, mis sa teed, lambist FaceTime'i. Aga ma ikkagi mega nervous, kui ta lõpuks tuli, siis ma hakkasin veini oma ka. Ja ma ennast nii plämmi, et ma ei diivanile magama. Aga õnneks ta tuli nagu kaugelt, et siis ta sõitis mind 2 tundi, ma jõudsin plämmi jääda, magama jääda, üles ärgata kaineks saada. Mul mingi Luki poomaks, kus ta tuli. Aga siis ma hakkasin uuesti veini oma, et see oli fine, vaata. Siis sul oli hea põhi all juba. Ja mul hea põhi all, ja. Et see on täiesti nagu okei, aga nüüd, aga kõige aegem see, et ma vist, tegelikult vist isegi on terve pudelit ära, ma ei mingi
natuke üle poole ja ma olin täiesti kaane, et ma olen hästi cheap date, vaata 2 klaasi veini ja ma olen juba mingi. Oleneb, vaata, kui ei ole söönud ka, siis võid ühest pokaalist ka ennast parajalt keele pehmeks juba juua tegelikult, vaata. Ja siis lähed veel date'ile, kus pakutakse veel veini peale ja siis on läinud rong ka. Ja. Mõtlesin, tahaks ka kuskile date'ile minna. Märten ütles mulle üks päev eile või millega, issa ma pole siin nii ammu kuskile restorani viinud. Ma usun, me tulime just Itaaliast, me käisime iga õhtu restorani. Ja aga nagu seda ma nagu igatsen küll vaata või nagu, et kui boyfriend on lihtsalt, tegelikult mul on nagu sõbrannadega vennad, ma saan lihtsalt, ma käin kogu aeg sõbrannadega, aga võib-olla nagu see, mis ma nagu, et kui sa oled suhtesid, siis sul on nagu keegi kellegagi teha midagi kogu aeg. Aga vaata, mul on just see tunne, et Märten kogu aeg pakub, et lähme kinno, lähme sööma ja ma mingi, ma ei taha. Ma täiega tahaks nagu, ma pean ise Märteniga hakkama sööma see kinos. Ja täpselt, ma täiega tahaks, vaata kellegiga mingi ja mul on hea tunne, et teine tahaks minna, vaata, muidu passib minu pärast kodus. Väga hea. Järgmised teid. Üli hea, vaata, sest et ongi nagu, et mina saan seda, et saaks kellegi käia kuskil ja siis ja kõik on õnnelik. Ja mina saan üksi kodus passi. Ei, aga ühesõnaga, aga ei, selles mõttes, et on chill ja mul on õnneks vedanud, et mul on nagu, ma räägin, et mul on nii palju sõbrannas ja tegelikult isegi me ei ole ammu käinud jälle, me käisimegi viimati vist mingi enne, kui ma kodu ostsin minu arust või. Me käisime seal Ketteri. Ei. Jenkis käisime. Jah. Oota, see oli ikka päris. See oli enne vestlusõhtut. Me käisime Snoobis ka. Kahekesi käisime Snoobis veel selle peale minu arust. Juba soojem oli, vaata, Jenki all oli külm veel. Aga ma mõtlengi, et me võiks ka minna mingi aeg. Ma täiega mõtta käiks ja teeks. Muudku käiks ja teeks. Käiks ja teeks ja oleks jah. Et tegelikult on tore teitidel käia. Jah, vaata, ma nüüd täna lihtsalt panin Märtenile jälle selle, et võiks see pööning juba valmis olla, nii et kui ma ära tulin, siis ta jäi seda ehitama sinna. Ta läks Pärnusse, toob Pellu täna meile. Et ma ei tea, võib-olla nüüd ma panin. Ta täna siis kolibki? Ei, ta täna ei koli, vaid ta tuleb täna, vaata, kuna ta kolib, siis ta tahab hakata siin käima ratsatrennis, nii et ta läheb proovib siis täna siin seda ratsatrenni. Jääb lihtsalt paariks päevaks. Mõtle, kui lahe, et teil on nagu uus laps. Jah, aga ilma selle kuradi imetamisosata. Nii cool. Ühesõnaga, minu kord või? Minu kord hoopis. Salajutt. Tere, panen kirja oma salajutu, mis mind sisemiselt kraapima hakkas seoses episoodiga, kus tegite juttu kaaslastest, kes purjus peaga on nii ja kaine peaga naa. Ma olen kindel, et on ka teisi naisi peale minu, kes oma kaaslast purjus olles atraktiivsena ei näe, aga ei saa seda vaibi. Jah, ma tean, kuidas teema on ka drunk sex, kuid on ka pahupooled, mis pole nii head. Issand, kui imelikult see kirjutatud, sorry. Tean selgelt seda tunnet, kui kaaslane viinastunud olekus on liigagi pealepressiv ning imale jutuga, mis absoluutselt käima ei tõmba. Kusjuures kaine peaga on tahtmine kordades suurem tähelepanu järgi, sest inimene on adekvaatne ning meeldivam. Mind isiklikult igatpidi trigerdab see purjus peaga peale surumine. Eriti kui tean, et tegu on mu elukaaslasega, keda kaines olekus jumaldan ja tahan. Purjus olek on lihtsalt eemale tõukav ning tekitab tihtipeale ka täiesti tühiseid tülisid. Ei oskagi teinekord sellistes olukordades vabandusi otsida või ennast sellest välja rahmeldada, teades, et hommikul on see nagunii unustatud. Lihtsalt hinges on kurbus ning ei oska kuidagi ennast mõistetavaks teha, miks selline käitumine ja olukord vale on. Aitäh, et ka selliseid teemasid tõstatate ning annate märku ja mõista, kuidas inimene muutub alkoholi tarbides. Olgu see siis hea või halva poole. Meelemürk on see nii ehk naa. No jah, vaata, ongi tõesti, et... Eks oleneb, kas inimene on kergelt stripsis või ta on nagu mingi padru lädra ja hakkab mingi, lähme teeme nussi. Ma arvan, see tõesti on nagu... See on hea, vaata, et nagu teete mõlemad niuke... Mitte, et üks on nagu tavai tulen, no et nagu rõve ja agressi. Ei. Ja üldse need... Ma räägin, et mina ise kunagi noorena olin ka see, et kui ma ikka tekiilat tõin, ma muutusin väga agressiivseks. Mitte see, et ma hakkan nagu kedagi peksma, vaid ma nagu olin väga vastik. Ma olin nagu vastik ja rüve inimene, sest ütlesin sitast ja ma ei olnud meeldiv inimene. Ja ma vahepeal ei osanud nagu üldse juua selles mõttes. Nüüd ma nagu olen see, et ma armastan kõiki ja siis, kui ma joon, et siis kõik, kes näiteks postitavad story, keda ma jälgen, ja te saate aru, et ma olen joonud, kui ma hakkan kõikidele story'dele vastama, nagu oleks mulle isiklikult postitatud. Ma olen kõigil, oh my god, ja this is great. Aga jah, et see joomisega on, minu arust ongi see, mida ma ei salli, kui mees muutub nagu agressiivseks, et ma olen näinud lihtsalt mehi, kes joovad ennast täiesti maani mällu ja need on nii sweet ja nii nice, et minu jaoks ei ole nagu vabandus see, et ma olin purjus, et ma olen agressiivne.
jah, ja ma arvan, et ainuke variant ongi see, et mida sa saadki öelda oma mehele, kui ta kaine on, et selles suhtes, ma ei teagi, kas ta siis muidu on agressiivne, aga ta ütleb, et ta lihtsalt võib-olla surub seda seksi nii hullult peale. Ta ütledki, et sorry, et nagu it doesn't turn me on, kui sa oled täis ja ma ei ole, vaata, et sorry, jäta meelde lihtsalt tee valik, et kas sa tahad ennast täis juua või sa tahad seksi saada. Ja, et nagu väga easy valik. Mõlemad võivad jumala toredad olla. Ja täpselt, et kui sa tahad juua, palun joo, aga nagu minul pood on lukus. Tere naised, räägin ühe loo Eesti veits tuntud inimesest. Ma kirjutan tema nime siia, aga ärge mainige seda podcastis. Yes, I love it for us. Oota, mis selle nimi on? Kätt püksi ei pannud ju. Nii, okei. Ühesõnaga oli aasta 2022 ja mu sõbrannal oli sünnipäev. Ja sel hetkel sõbrantsi kutt tundis seda tuntud inimest ja see Pasa Peetrus oli ka kahjuks sünnipäeval. Selle Pasa Peetrusel oli kaasas ka üks neiu, kes õhtu lõpuks muutus täielikuks saikariks, et oma vannabi noormeest kaitsta, et ta on pühakise. Pidu oli täies soos ja üks mu sõbrannadest väsis ära ja läks teisele korrusele magama. See oli peomaja. Ja see tuntud inimene läks täiesti lambist mu sõbranna kõrvale voodisse ja hakkas kiimaselt midagi nuruma. Sõbrants tõusis püsti ja läks teise vabasse voodisse. Ja see kuradi urood läks talle kõrvale. Sõbrants kirjutas mulle, et tal on selline olukord ja ma läksin kohe appi. Poisid tõstsid ta toast välja ja ütlesime talle, et sul teisele korrusele enam asja pole. Hoidsime ta silma peal nii palju kui suutsime. Üheleke tantsime rahvaga ja see kuradi urood tuleb mind näppima. Ta lihtsalt kuradi urood. Ja. Ütlen talle, et ära näppi mind 3 korda järjest ja vana ei saa aru. Hakkab mind 4. korda näppima. Ma tõmbasin talle otse vastu hambaid. Siis vana kassis nii ära ja ütles mu mehele, et su naine lõi mind ja siis sina vastutad. See auramine kestis päris kaua ja pläed ajas mind nii närvi, et ma tahtsin talle kallale minna kütteahju segamistangidega, aga mind ei lubatud. Mis kuradi geto vaibis? Tõesti. What the mida ma võin? See tundub ikka täiesti. Rood raist niimoodi hambasse, luugid niimoodi kinni. Lol. Muidugi ta käis autos korduvalt. Õhtu lõppes sellega, et visati välja. Visati välja. Jah. Viskasime seda tuntud inimese peomast välja. Muidugi ta käis autos korduvalt meid terroriseerimas ja tahtmas teemat tõmmata. Lõpuks ta otsustas, et ta sõidab täis peaga sealt peomast ära. Õnneks saime võtmed enne kätte ja olime nii vastutulelikud, et ta saaks toas saunas diivanil magada. Muidugi talle ei sobinud see ja kutsus ise endale mendid, et ta varastati võtmed ära, kui ta tahtis täis peaga sõitma minna. On ikka ohmoon. Politsei tuli kohale ja kiitis meid, et me ei lasknud teda sõitma ja andsime need autovõtmed politsei kätte ja politsei viis need ilusti Paide jaoskonda. Järgmisel hommikul kutsus keegi järgi ja läks ise võtmetele järgi. Ja lugu lõppes sellega, et oli sellise podcasti nagu saatejuhtidest ja ta hakkas sellest sünnipäevast rääkima. Minu kohta ütles ta, et ma olen musta peaga nõid ja mu sõbrantsi kohta, kelle vägisi kassu tahtis ronida, ütles vabanduseks, et kätt püksi ei pannud ju. Kiri tuli muidugi räägilt pikk. Ta ütleb selle uroodi nime, ma pidin guugeldama, kes see on. Ta ei ole tuntud. Ta ei ole isegi tuntud. Ta on realitist sealt, paar aastat tagasi vist oli see reality. Ja minust, Brigitte oli saatejuht veel. Aga seal oli palju rahvast selles suhtes, sa ei tea, kes seal on, aga minu jaoks tundmatu kuju, ma ei vaadanud seda saadet. Ta vist oli teles ka varem, ma tean see nime, sest et ma nagu low-key natuke on temast kuulnud, aga ma ka väga ei tea. Aga vaata jälle ehe näide, kui keegi juua ei oska, siis aga kätt püksi ei pannud. Kätt püksi ei pannud, jah. Ja oot sisse ei läinud. Aga see naine, mismoodi ta kirjutab, vaata, et ühest küljest ma saan aru, et ta üritas oma sõbrannat kaitsta ja võib-olla ma läheks ise ka nii kettesse, aga võib-olla sa peaksid ka natuke nagu mõtlema selle stiili peale, kuidas sa jood, mitte ennast tagujaks ja hakata jooma. Sa võid proovida ilusti. Samas, kui keegi üritab reipida, kas sa ei tahaks ma kutsuks politsei. Sa peksaks seda ma ütleks Märtenile ära, ma ei hakkaks ise peksma kedagi. Küll Märten. Sinuga siis ma getosse ei lähe, sest sinust ei ole kasu. Ma kutsun Märteni. Muuseas, Märten saatis mulle vahepeal pildi, et on terve pööningu peaaegu kipsi alla juba pannud, nii et ma saan sinna asjad viia. Issa ma nagu peksaks teda, et ta nii kiiresti tööd teeb. Võib-olla sa peksad teda tõesti. Aga ühesõnaga, eks need tuntud inimesi on kahtleid ka. No nii, minu kord. Haisev kolleeg. Mina saatsin kirja. Nali. Kuradi urood.
ma lõhnan nagu kuradi persepuude vilus. Perselõhn. Samas, aga kui see pestud on, siis perse ei peaks ma haisema. lõhnangi nagu pestud perse. Okay. Puude vilus. Nii et väga hea metsaline ja puhas. Okay. Hei neiud. Jälle puhur ka praegu puhub sa tegi haisu sul läbi. Ei, sa ei haise tegelikult. Okay, thanks. Ühes osas lugesite ette loo, kus neiul oli selline olukord, et potentsiaalne kaaslane haises jubedasti. Tolle looga oli lihtsam nõuanda, et ju siis ei sobi. See on loogiline. Küll on aga mul mure, mida ei saa nii lihtsasti lahendada. Meile tuli töö juurde alles üks uus persoon ja ta tõesti jubedasti haiseb. See pole isegi higihais, vaid reaalne pomši hais. Kutt ise on äge, tahab suhelda ning semu olla, aga no ma ei suuda hoida hinge kinni nii kaua ja ei taha tema lähedalgi olla veel vähem samas ruumis ja rääkida. Mida teie soovitaksite, kuidas läheneda? Ma pole ise ka just parim inimene selliste delikaatsete teemade osas kahjuks kaasa rääkima ning juhataja ei taha ka ise juttu teha selles osas. See asja on esiteks juhataja full töö. Jah, ma arvan küll, et juhataja ei pruugi mitte tahta, aga tema ei pea ju selle inimesega kokku puutuma. Kui sa istud kuskil kontoris, siis... Esiteks juhataja, äge, et sa ei taha, aga see on su töö, Karoliina, saad palka selle eest. Juhataja peaks, issand, vaata, kus mu nahka. Ma vaatasin ja juba enne. Ma ei pannud tähele. Appi. Sul on teine jalg ka. Mul on tõesti 2 jalga geenius. Aga ei, su juhataja peab sellega tegelema, sest et sina ei pea otseselt midagi ütlema. Muus osas muud parenti pole, siis pead vältima. Et see on kas juhataja või siis personali osakonna teema, et nagu öelda, et tere, sest et tegelikult sa häirid teisi töökaaslasi. Kui et kui sa nagu, et kui see on nii, et nagu tappa vigihais, sorry, nagu, et sa ei suuda nagu hinge kinni hoida. Ma kujutan ette, mis oleks võib-olla viisakas asi, mida öelda, et... No nagu ühe korraga, kui ta kogu aeg haiseb, siis on küll, et... Äkki kui sa valetaksid, et oh my god, et ma ei tea, kas sul on mingi tugev parfüüm või mingi asi peal, aga mul hakkab nii vastu su see... Me kasuta me kasuta parfüümi, aga deodoranti, me teame. Me saame aru, me usume siin 100%, you should. Ei, või sa oled mingi, oh my god, maksab jõudsime nagu 20% koodika, üliad deodorandid. Sa lambist teed nagu kõikidele kolleegidele, loodame, et sul pole suur kollektiiv, teed kõigile kingitused, vaata. Ja siis talle kingid. See võib enda raiskama, keegi haiseb nagu. Maksud tõusid just. Kui muu ei aita, tööd tahad ju. Ei, nagu mina vist on ikka nii nagu kokkuhoidlik, ma ei hakka oma raha raiskama mingi dušikeeli ja teiste inimese peale, et ma olen mingi, kuuled, Kalla, I'm sorry. Love you, sa oled väga tore. Ütle alati love you, sest et siis see on pehmem. Love you, sa oled nii äge inimene, ma tahaks suga, sa oled nagu väga seltskonni, ma tahaks suga hängida, aga ma ei suuda hängi kinni. Sorry, et nagu siin something's happening. Ütle, et kas sa vahetasid deodoranti midagi, võib-olla see ei aita, aga see on tõesti väga jube lõhn, et nagu... Aga samas, kui tal on pomši ja siis äkki ta joob hästi palju ja siis ta tuleb poolidest juba vaata. Või äkki vaata, mõnel on siuke nagu pildik kodu, et äkki on mingi siuke umbne või rõske vaata, et siis jääb riietele siuke hais külge. Ma ei kujuta ette. See ongi see haisu... Tead, ära siis ise ütle midagi. Sa ütle ikka juhatajale. Ütle, et sa ei saa tööd teha, et see ei ole normaalne. Jah, et sina ei pea sellega tegelema. Jah. Nii. Matchisin Tinderis mehega. Vanust ei küsinud, kellel seda numbrit ikka vaja on. Kui nägu on ilus ja vibe on hea. Tundus circa 10-15 aastat vanem. Käisime teidil, viis mind sööma, avas uksi, lõhnas kallilt, teisel korral kutsus enda juurde veini ja sushit sööma. Ilus maja, valas šampanjat, pani mu diivanil istuma, džassi käima, õhtu lõpuks suudlesime ja kui ma oleksin teadnud, mis jätkub, oleks ma ta keelt oma kurku lasknud toppidagi. Sain korraliku alanduse. Kägistas, sain nahast rihmaga ka näkku, piitsutas, mida rohkem pisaraid, seda parem. Hiljem viis mind kenasti koju, nagu poleks ta just mind seina peal risti löönud, nagu mingi Sakar pornostseenis. Mees kirjutas veel paar kuud ja soovis mind näha. Pidasin oma peas olevaid juukseid ja sinikateta nahka liiga kalliks, et uuesti kohtuda. Nüüd 3 aastat hiljem sain uue kolleegi, inside klapp ja saime sõbrannadeks. Turned out, et tema isa oli see, kes teidil elusas peast risti lõi. Ma olen arvamused, mida ei tea, see ei tee haiget. Kas seega olen otsustanud sellest mitte rääkida või kas peaksin cheers? Mõtle kui haige, et su sõbranna isa on see kuradi. Ma ei saa üldse aru, mul on rohkem infot vaja. Et nagu ma saan aru, et mõndade inimestele meeldibki kõik see mingi piitsad ja värgid ja särgid.
kas see ei peaks olema tavaliselt nagu kokkuleppel, et nagu see ei ole ju see, et poole nussi pealt keegi hakkab sind lihtsalt kägistama, et miks sa püsti ei tõusnud ja öelnud, et aga kui ta kägistab, siis kuhu sa tõused? no aga terve, ta ei saa ju korraga piitsutada ja kägistada, ta peab valima ühte, mida ta teeb. Võib-olla selle pausi ajal, kui ta lõpetas see ei ole tegelikult naljakas. Minus see ei olegi kui sa ei ole ise seda see ei ole soovinud, consent, siis jaa, see on abuse. See on jah, see on ärakasutamine. Et okei, võib-olla ma saan aru, et kui sa oled juba ise sinna läinud ja sa olete suudelnud ja nii-öelda alustanud seksiga, võib-olla sa hakkad kartma siis, kui keegi nii vägivaldseks no loogi ju, ta ei osanud seda, ma arvan, oodata. Mingi kuradi rihmaga peksti tema juukse. Ta sai nagu peksa literali, nagu ta sai lihtsalt peksa. No mina, jah. Ja siis viis koju ta, siis ta oli mingi, okei. Ma oleks politsei kutsunud, esiteks ma kindlasti räägiks selle tütrele. Sorry, ma olen siuke loba, ma oleks ammu kõigile rääkinud, aga eriti ma räägiks kas selle. Kas sa tarud su isa on tõesti peast väike või? Ma ütleksin, et oh my fucking god, ma olen su isaga kokku puutunud ja ta fucking abuses mind. Tule meie maama ja grillima, ma ei saa su isa ütle, tapab ära mind nagu. Ta toob oma piitsad ja hakkab mingi, lähed korra vetsu, siis ta lükkab su sinna vetsu, hakkab kägistama. Mina tahaksin teada siukest asja oma isa kohta. Sellepärast, et see on haige inimese käitumine. See on täiesti haige. Et nagu ma tahaks teada, kui mu isa on suht mingi kuradi assaulter. Psühhopaat, jah. Jah, nii et jah, räägi oma töökaaslasele. Üks murtud hing. Tere. Olen mures oma elukaaslase pärast. Nimetame teda Kaireks. Okei, siis mees on meile kirjutanud. Nimelt oleme 4 aastat koos olnud, millest ühe olime lahus, sest kuidagi ei klappinud. Kui kokku saime, oli mina 27 ja tema 25. Ta oli täielik peohing, sõprus, seltskonna täht, täielik jumalanna. Aga kui ma teda peale lahkuminekut nägin kohvikus, polnud temast enam õrna haisugi. Ta oli oma blondi värvinud õrnalt oranžiks, käis tagasihoidlikult riides. Mõtlesin, et ju siis sai uuesti täiskasvanuks vahepeal. Hakkasime suhtlema ja kolisime kokku. Ja nüüd 2 viimast aastat on olnud teissugused. Näiteks valmistas ta mulle õhtusöögi ja kohe kui nägi, et kraanikausis mõni must lusikas oli, vabandas ette ja taha. Samamoodi vabandas ta kogu aeg mingite pisiasjade pärast. Näiteks kui telekapult ei asetsenud seal, kus ta peaks või kui telekas oli liiga vali. Isegi kui aken oli lahti, vabandas. Olen küsinud, miks sa vabandad, kõik on ju hästi. Mille peale ta ütleb, et ta on nii harjunud ja ta ei soovi sellest rääkida. Alles 3 kuu eest sain ta vennalt informatsiooni, kuidas ta meie lahus oldud aasta jooksul oli saanud oma elukaaslased peksa, kes sundiski teda muudkui vabandama, peksis, vägistas ja nii edasi. Kui ma sellest teada sain, oli nii vihane. Ma küsisin Kairelt otse, et miks sa ei rääkinud mulle sellest. Kuna ma oma hääletooni ei kontrollinud, siis see kiskuski käest. Muidugi ma sain aru, mida ma tegin ja taltsutasin ennast sekunditega. Ütlesin, et sellist asja ei kordu. Nüüd oleme nii kaugel, et ta näeb ise ka, et iga asja pärast ei pea vabandama. Ta käib psühholoogi juures. Ta käib ainult minu oma pere ja mu õega läbi. Endises seltskonnast ta rääkida ei soovi, kuigi see seltskond oligi tema endise peika poolt. Mul on lihtsalt jube vaadata, kui pekki võib keerata 1 aasta jooksul teise inimese vaimse tervise. Teile aga kõike paremat. See on crazy, jah. See on crazy, aga mul on väga hea meel, et sa nagu ise saad aru ja toetad teda. Ja ma mõistan tegelikult, kui närvi võib siuke asi ajada. Mitte, et see naine ajab siin närvi, vaid kui närvi võib ajada see mõte, et keegi on teisel inimesel niimoodi teinud, et sa oled vaimse psüühika nii perse keeranud. Mõtled, et ta oli enne mingi seltskonna hing nagu mingi life of the, et elu nagu vaata, mõni inimene on nii fun ja äge. Sorry, ma üritan inglise keeles mitte rääkida, keegi kommenteeris, me räägime liiga palju estonglish'is. Et ta nagu nii äge, siis ta lihtsalt teeb nagu murrab ta hinge nii ära, et see ongi nagu, kuidas üks mees võib, tegelikult naised suudavad mehel täpselt samamoodi, aga et kuidas nagu üks suhe võib su nagu täiesti katki teha. Ja ma arvan, et ongi hea, et ta nende eelmiste sõpradega nii-öelda siis ei suhtle, kui need olid nagu nii selle eksi poolt. Ja sa ütled siin, et ta suhtleb nii vähestega, aga ma arvan, et selles suhtes, et enda pere ja tema õde, et see ei ole tegelikult vähe. Paljudel inimestel pole üldse nagu sõbrannasid, et ma arvan, et kuidas sa võib-olla saaksid toeks olla, et oma enesekindlust koguks, et korraldadki näiteks teie juures mingid istumisi, võib-olla kutsud teda kaasa välja sööma, et ta oleks ka nagu seltskonnas või need ei pea ju kõik su sõbrad olema, lähedki kuskile restorani ja ma arvan, et kui sina teda jätkuvalt kohtled hästi armastuse ja hoolivuse ja austusega, siis ma arvan, et see on raske, aga ma arvan, et ta tuleb sellest nagu välja, et ma arvan ka, ja võib lihtsalt aega võtta, kui keegi on nii halvasti kohelnud. No ei kindlasti, et see tagasi korda saamine või nagu tagasi endaks, see võib olla pikk teekond ja meie endalgi oli ju sõbranna, kes nagu täiesti
peale ühte halba suhet, mitte ühte halba suhet, vaid noh, ikkagi peale seda Austraalia stripparit ikkagi nagu täiesti nagu muutunud inimene, et algus oli nagu edukas jah, seltskonna ka hing ja niuke naljakas ja mitte, et ta praegu naljakas oleks, ma ei tea, aga noh, et peale seda suhet nagu noh, nii kuidagi kehvaks läks kõik, et sellepärast selle ongi, et see on ongi nii, vali, kellega sa koos oled, siis ta võib su kõik endaga kaasa võtta. no täpselt, et täiega kahju on ja ma loodan, et ja tore, et tal on vähemalt sina, kes nagu sa mõistad, et ja et ma loodan, et te saate korda. Jep. Tuti kitkuja. Mäletate seda aega, kui tutti sai puhtaks vaid suhkrudepilatsioonis või raseerides? Siis veel hirmutati, et kui sa raseerid depileerimise vahepeal, siis karv kasvab jälle hoogsamalt tagasi. Siiani olen bambuuselt, kas see on isegi tõsi. On alati olnud ka see suur punnide pigistamisfänn. Vaatasin vahepeal isegi neid rõvedaid videosi, kus su naha alt asju välja pressiti. Lutus kunagi nii, et oli õhtul pidu tulemas ja oli lootus otsa peale saada, aga jõudnud, raatsinud, viitsin suhkrutama minna. Võtsin igavesest pentsetid ja hakkasin ükshaaval karvu välja katkuma. Autist vist, aga see tegevus oli lihtsalt nii satisfying. Kahjuks ütles kitkumine ootamatust rohkem aega, nii et mokkadeni ei jõudnudki, aga peale vaadates oli plats puhas. Niisiis sai julgelt skinny tippimas käidud ja olin uhke oma sileda tuti üle, mis tegelikult lähedalt vaadates välja nagu kitsehabe, liinalepp. Ma kujutan ette, et kui sa üritaksid tervet oma tutti nagu pintsettidega paljaks saada, siis sa peaksid ikka mitu päeva varuma. Issand jumal, ei, see on ju nii valus ka, ei vä? Ma ei tea, ma olen paar üksikut karva sealt ära tõmmanud, lihtsalt sellepärast, et vaata, kui laseris käid, siis see ei ole aga peale nagu laserit ei olegi nii valus. Noh, need tulevad jah väga kergesti ära, aga lihtsalt, et või kuskilt on jäänud mingi üks karvakene, siis ma olen selle pintsettidega ja üks aga nagu tervet platsi. Ma ütlen, sul on mitu päeva vaja. Mõtle, kui palju sul karva on. Aga kui sulle meeldib, ju. Who are we to judge või kes meie siin ei mõista hukka, aga ma mõtlen küll, et ma just nüüd sain lõpuks ujumas käidud Saaremaal. Oli nagu see rannailm, käisin ujumas ja mul oli bikiinidest selles ja ma olin, issand, ma olen nii happy. Ma käin laseris, nagu need bikiinipiirkond, kõik on nagu, ei ole neid enam neid mügarikke või väiksed, nagu lihtsalt kõik on nii sile ja ilus ja I love it. Nii tore. Nii et kui enam kittuda ei viit, siis soovitame laserisse. Ja käi laseris Leila juures, et see on väga. No aga meil ongi kirjad otsas ja mul siuke pissi häda ka, et cannot even. Aga anname siis auhindu ja nagu ikka. Nii, mina siis ma hakkan siis saatma. Ma arvan, et ma võtan jälle järjest. Nii. Et see, kas ma leian õige peninuki. Aatas salajutud. Nii. Siis romantiline žest, mis lõppes Päästeametiga. Anname kulaka kaunitarid on ju selle Merineitsi kõike koos, siis saate midagi huvitavat proovida. Jah. Meeleitel koduperemehed läheb Magda Beautyle. Uus suur fänn Marcellale. Nii, et forward. See oli siis Marcella, jah? Uus suur fänn Northern Beauty. Ei, uus suur fänn oli Marcella. Mina olen see Meritäht. Mina olen Meritäht, Northern Beauty. Nii, salajutud, Northern Beauty. Pudel veini on Miss Baltics. Nii, Miss Baltics, jah. Ja ma võtan see üks murtud hing, anname talle sinu keha. Üks murtud. Peame vist edaspidi nii tegema, et enne ütleme teistele head aega ära. Et vaata, kui teie kirja pole olnud, siis kõigepealt ütleme head aega ja need, kelle kiri ette loeti, need saavad siis kuulama jääda. Muidu nad panevad lihtsalt podcasti kinni ja siis. Nii et, sorry, nüüd me oleme targemad. Et head aega ka. See oli sinu keha, siis oli murtud. Davai, me järgmine episood siis teeme hooja viimases. Aga oli tore jälle teiega see 1,5 tundi veeta. Näeme järgmisel nädalal. Love you guys. Bye. Ciao.